Tõnis Sildaru on oma lapsi füüsiliselt, vaimselt ja majanduslikult väärkohelnud. Ja ma ei ütleks seda, kui ma ei saaks neid väiteid tõendada. Eelmises 2 videos esitasin teile tõendeid nii füüsilise kui ka vaimse väärkohtlemise kohta. Täna räägime rahast ehk räägime majanduslikust väärkohtlemisest. Ma ei räägi teile täna veel käimasolevast kriminaalmenetlusest. Otsust selles asjas tänase seisuga veel jõustunud pole. Täna on 1. juuni, loodan, et oli kõigil tore lastekaitsepäev. Otsuse põhjendused tulevad alles juuni lõpus. Tänaseks me teame, et kohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi, aga me veel ei tea, mis argumentidega. Ehk ma ei puuduta täna seda teemat, ma ei puuduta ka süüdistusakti summasid ja muud sellist. Ma räägin teile, mis mulle tõenditest otsa vaatab täiesti eraldiseisvalt prokuratuurist ja nende süüdistusaktist ja kohtuhinnangust, mida me veel ei tea. Mina räägin teile loo sellest, mis toimus rahadega Sildarude peres. Ja erinevalt laialt levinud väärarusaamadest ei ole see lugu mingist vaesest, ennast ohverdavast pereisast, kes andis endast kõik, et lastel oleks hea olla ja et Eesti saaks medaleid, mille üle uhkust tunda. Ei, see lugu on palju labasem. See lugu räägib ühest lapsevanemast, kes nägi enda lastes võimalust teenimiseks ja seda võimalust ta üritas ka iga hinnaga ära kasutada. Kuigi tänaseks on teada, et vähemalt ka esimene kohtuaste ehk maakohus on leidnud, et Tõnis Sildaru on omastamises süüdi ja kuigi süüdimõistev otsus ei ole tänase seisuga jõustunud, see tähendab 1. juuni 2026 seisuga, siis mina olen jätkuvalt täiesti kindel, et vähemalt osaliselt jääb Tõnis Sildaru omastamises süüdi. Muuhulgas kinnitab seda mulle üks Tõnise enda kaitsjate esitatud argument seal menetluses, mis mulle spordivõõrale inimesele kaugelt paistis justkui nagu oma värav. Aga kurat seda teab, sellest räägime veidi hiljem. Praegu aga lähme tagasi algusesse. Kes ikka veel pole aru saanud, et kogu see jama, kõik need erinevad kohtumenetlused, kuriteokaebused, kõik on alguse saanud mitte millestki muust kui Tõnis Sildaru raha, janust ja ahnusest. Siis, head inimesed, You're such fucking dopes. You are not serious figures. Ja kes nüüd hüppab kohe, nagu paljud tegid seda varasemate teemadega, argumendi juurde, et aga ema, siis rahu, ainult rahu. Tõnis Sildaru on ise oma tütrele kinnitanud ja õnneks on meil juhtumisi selle kohta ka salvestus olemas. Tõnis Sildaru on kinnitanud, et ema ei tahtnud midagi. Ema ise ütles, et ema ei tahtnud mitte midagi saada. Ema ei tahtnud üldse mingit vara. Kogu see jutt sellest, et kõigile kuulub 1/4, see oli Tõnise hilisem leiutis. Ema ei tahtnud sealt mingit vara. Need on Tõnise enda sõnad. Ema ise ütles, et ema ei tahtnud mitte midagi saada. Nagu ikka, alustame mõistete defineerimisest, et oleks ühene arusaam, millest me üldse räägime, mis asi on majanduslik väärkohtlemine, sest jätkuvalt mina ei räägi teile karistusõigusest või omastamisest või varahooldusnõuete rikkumisest, kui lapsevanem valesti käitub lapsevaraga ja nii edasi. Ma ei räägi praegu sellest. Ma räägin palju lihtsamast kontseptsioonist. Mitte lihtsamast, aga mitte juriidilisest. Sellist terminit nagu majanduslik väärkohtlemine juura ei tunne, see ei ole kuskil paragrahvis kirjas. Aga mida selle all üldiselt mõistetakse? Üldiselt räägitakse sellest pigem lähisuhete kontekstis, eelkõige paarisuhete kontekstis. Lapsevanema suhe on ka lähisuhe, aga ta ei ole paarisuhe. Klassikalises stsenaariumis on see probleemiks 2 täiskasvanud inimese vahel, sest klassikalises stsenaariumis loomulikult laps sõltub vanemast majanduslikult. Laps ei pea ise raha teenima, ta ei pea ennast ise ülal pidama, see on vanemate kohustus, ehk reeglina laps sõltubki vanemast majanduslikult. See on üldine olukord. Sildarude puhul on meil tegemist väga erilise olukorraga, kus vastupidi üks vanem sõltus majanduslikult oma lastest, peaasjalikult kõigepealt tütrest, tänaseks paistab, et pojast. Ja olukorras, kus laps on hoopis vanemale sissetulekuallikas, siis võibki juhtuda, et vanem, kui ta on nõme inimene, paneb toime majanduslikku vägivalda lapse suhtes. Näiteks kui ta võtab alaealiselt lapselt kõik teenitud raha täiesti käest ära ja muud sellist haiget. Ja ma tuletan meelde, et siin konkreetses loos, Sildarude loos, üritas ju Tõnis Sildaru ka veel täiskasvanud Kelly Sildaru üle majanduslikku kontrolli evida. Ta üritas 10 küünega kinni hoida oma tütrest kui tuluallikast, muuhulgas väljendus see 2 erinevas kuriteokaebuses, mille ta tütre vastu esitas kõigepealt aastal 2021, mil ta muuhulgas väitis, et Kelly Sildaru varastas temalt Kelly Sildaru nimelise Instagrami konto ja häda, teenib selle konto peal nüüd ise tulu. Millest järeldus väga lihtne küsimus, et kes kurat selle kontoga siis tulu pidi teenima? Kas Tõnis Sildaru pidi oma täisealise tütre Instagrami kontoga tulu teenima või mis ta ettekujutus oli? Samamoodi aastal 2025, alles veel hiljuti nüüdseks napilt pool aastat tagasi esitas Tõnis Sildaru kuriteokaebuse tütre vastu Facebooki lehe pärast. Facebooki leht nimega Kelly Sildaru ja ütles, et oi, Kelly varastas mult selle lehe ja nüüd teenib seal ise tulu.
Ehk ta üritas veel kontrollida neid Kelly Sildaru tuluallikaid, üritas neid enda kontrolli alla tagasi saada. Ehk küsimus pole mitte ainult pelgalt selles, mida Tõnis Sildaru tegi ajal, mil Kelly Sildaru oli alaealine. Kuid peaasjalikult vaatame täna ikkagi aega, mil Kelly oli alles laps, aga Tõnis ei olnud. Tõnis oli või pidi olema või numbrite järgi just kui oli täiskasvanud inimene selles olukorras. Jutu järgi vabalt oleks võinud teismeline olla. Nii, aga tulles tagasi majandusliku vägivalla mõiste või definitsiooni juurde, siis eestikeelses internetis peaasjalikult leiab selle nähtuse kohta infot seoses paarisuhetega, aga üldisemas mõttes on majanduslik vägivald siis selline tegevus, mis raskendab teise inimese, kelle suhtes seda vägivalda evitakse, tema majanduslikku toimetulekut. Näidetena on toodud sellise käitumise kohta raha ja pangakaardi äravõtmine. Raha äravõtmine on väga suur osa tänasest loost. Hariduse omandamise takistamine, ka see tuleb jutuks, mainisin seda ka juba eelmine kord. Ja ühiselt soetatud vara enda nimele kirjutamine. Seda küll mitte klassikalises mõttes, nagu see toimuks paari suhtes, aga siiski ka see nähtus siin esines, kus tegelikult ühiste rahade eest ehitatud maja läks ainult Tõnise ainuomandisse ja kui see oleks olnud Tõnise teha, siis see oleks ka niimoodi jäänud. Ja üks näide veel majanduslikust vägivallast, mis ehk selle kogu looga kõige paremini kokku läheb, on näiteks see, kui laps pannakse tööle ja seda veel eriti ohtlikes tingimustes ja töötamisest saadav tulu jäetakse endale. Ehk selline lapse tööle panemine eriti ohtlikes tingimustes ja vigursuusatamine kahtlemata on ohtlik sport. Ka selleni jõuame täna veel mingil hetkel. See on kindlasti majanduslik vägivald lapse suhtes. Paneta tööle, võtad talt kõik ära. Ja see on siin toimunud. Või toimus, enne kui siis Kelly jala maha pani. Sest just lapse tööle panemine on tänase jutu alguspunkt. Ja ma siiralt palun teid, et püüdke järgnevat kuulates mitte ülemäära spordile keskenduda, sest järgnev jutt ei ole eksklusiivselt seotud spordimaailmaga või tippspordiga. See kohaldub ka väljaspool spordi konteksti ja kui mina näiteks olen aastate jooksul kuulanud, ma arvan, et Eesti kontekstis väga kuulsa näitleja, üksinda kodus peaosatäitja, kelle nime on nii raske hääldada, Macaulay Culkin, veits läks mööda, aga saate aru küll, üksinda kodus, poiss, mees, tänaseks mees. Kui tema on kirjeldanud enda kogemusi isaga, siis seda Sildarude saagat lahates paratamatult mõtlesin tihti, et huvitav, kui palju ka sellest Kelly Sildaru, vähemalt Kelly, võib-olla ka Henry, aga kindlasti Kelly samastuda saab. My father was very good at breaking people's spirits and holding them down. And he did that to all of us, including my mother. He just wasn't always a good person. He was very controlling, very, he played games with you just to, make sure you were still in your place. I was always on the road with kids, going from city to city and things like that. I was trapped in small hotel rooms with a crazy person. What felt worse for me was when I woke up and I didn't feel anything at all. That's the thing that hurts the most, really, because you don't care anymore. Like, that's the scary stuff. I took the brunt of it. Every time my father wasn't around, just the weight would come off. I was experiencing some major burnout. I was doing 2 films a year, and just kind of pumping them out. And I was at this point where I really wanted to take a break. So I remember I went up to my father and I asked him, I said, I think I need some time off. I'm really, really exhausted. And he said, yeah, sure, no problem. And the next thing I knew, I was on the next set, doing the next thing. And I didn't really feel like anyone was listening to me. Hotellitoas hullu isaga on kahtlemata kirjeldus, mis kenasti kahjuks sobitub ka Sildarude konteksti, aga sellest rääkisin teile juba eelmises videos. Jätame nüüd selle, jätame Hollywoodi sinna paika. Lihtsam võib-olla on samastuda väljaspool Hollywoodi suuri staare. Lihtsam on samastuda selle teemaga sotsiaalmeedia kontekstis. On ju küllalt ka tavalisi vanemaid, kahjuks, kes üritavad oma laste najal sotsiaalmeedias teenida. Mõni panebki lausa lapse pulti, lapsel on oma konto, saadakse sealt mingit tulu, kui eriti hästi läheb või halvasti, sõltuvalt kelle mätta otsast vaadata. Ja siis laps saab suureks ja kus see tulu siis on? Läinud ei ole enam. Neid näiteid on ka internet juba täis, need esimesed sellised majanduslikult ärakasutatud lapsed, sotsiaalmeediastaarid on juba täisealiseks saanud või saamas ja nende lugusid leiab netist rohkesti, ehk sellega on võib-olla teil kõigil lihtsam samastuda kui mingi Hollywoodi või tippspordi teemadega. Ehk järgnev jutt ei ole spordijutt, see ei ole tippspordi maailma jutt, see on üleüldiselt lapsevanemate ja alaealiste laste varasuhete jutt. Muidugi Sildarude saagas on ka konkreetselt sotsiaalmeedia aspekte ka mängus. Me jõudsime just siia Genfi ja siis oleks vaja veel umbes tund aega autoga sõita, et kohale jõuda. Ja et näeme siis juba seal. Esimese aasta eest olid see nullpäev. Maike kinnitas mu vennale. Esimese aasta eest olid see nullpäev. Hetkel oleme laeva peal, sõidame Tallinnasse. Esimese aasta eest olid see nullpäev. Tere hommikust. Nagu näha, siis
esimese aasta eest olid see 0 väärtust. Tõnis Sildaru esitas aastal 2020 oma tütre Kelly Sildaru vastu hagi. Tehniliselt öeldes esitas Tõnis hagi enda ja Henri nimel Kelly ja laste ema vastu ehk 2 hagejat ja 2 kostjat oli paberil, aga las see jääda, ma ütlen lihtsuse mõttes Tõnise hagi Kelly vastu, sest ega see alaealine Henri seal tõenäoliselt suurt valida ei saanud, kas ta liitub isa hagiga või mitte, aga selles hagis väitis Tõnis Sildaru, et pereäri, ja see on sõna, mida tema kasutab, Tõnis Sildaru kasutab sõna pereäri ja ütleb, et pereäri algushetkeks saab lugeda aastat 2007. Kelly on sündinud aastal 2002. Ja sõna otseses mõttes kirjutab Tõnis seal hagis, või tema esindajad tema nimel, aga kirjutavad seal hagis, et seltsing sõlmiti 2007. aastal 3 liikme vahel, Tõnis, Kelly ja pereema Lilian. Seltsing loodi suulise kokkuleppe alusel ja selle sisuks oli terve pere pühendumine tippspordile, mille esialgne väljendumine seisnes Kelly kui sportlase maailma tippu viimisel. Hiljem lisandus seltsingusse ka Henri. Ehk juba alates ajast, meil Kelly oli 5, on Tõnise jaoks kõik see olnud pereäri. Muidugi realistlikult ja praktiliselt öeldes see on pigem tagantjärele konstrueeritud selline versioon, väide, et saaks vähegi mingit raha sealt veel pigistada tütre käest välja, aga see näitab ka tema mentaliteeti kogu selles olukorras. Tema jaoks 5-aastane hakkas pereäri teenima. Ma pean siinkohal vahele märkima, et ma ei kujuta ette, millised nägid välja need läbirääkimised 5-aastasega, küll aga on mul aimu sellest, millised olid need läbirääkimised hiljem juba 17-aastase Kelly Sildaruga, kusjuures napilt 17-aastasega. Minule teadaolevalt on see helifail pärit aprillist 2019, mis tähendab, et Kelly oli just veebruaris alles 17 saanud. Sinu kaardi raha on ainult sinu kaardi raha või see minu raha ka? Minu kaardi. Vaheline kaart. See on minu raha. See on sinu raha. See ei ole meie raha. See on sinu raha. See on minu. See on sinu raha. See on minu kaardil. Seadusega on see minu raha, see on minu kaardil. Et maja on seadusega, sinu oma, see on sinu maja. On nii? Ei, seadusega. Selge. Et see raha on kaardil sinu oma, see on sinu oma. Nagu see kinda on minu raha, see on minu teenitud raha. Ja see on nagu teine asi. Oota, kuule. Sinu kontol on sinu teenitud raha ja. Kas võib aita natuke aega? Okei, ma kuulen. Ma ei ole võtnud palka endale, vaid ma olen lasnud selle raha maksta sinu ja Henri kontole. Aga kuidas sa oled meil palka võtnud? Sa saad sulle iga kuu palka ja? Palju? 500 €? Tahad 500 € ilus töötada või? No aga mina ei ole süüdi, et sa ju 500 € töötab, ma võin endale rohkem palka võtta. Aga okei, ma võtan rohkem palka. Palju võtta võin? Võin 10 võtta? No siis me peame mingi lepingu tegema, kus me lepime kokku, kui palju keegi raha võib võtta. Ei, mis mõttes? Palju ma võtta võin siis? No ma ei tea, me peame selle läbi arutama ja mõtlema ja arutame praegu, palun. Henri, sa võin 10 palka võtta või? Okei, nii lubab, palju ma võin? Kelle kontalt seda 10 000 võtab? Mis kelle kontalt? Suusaliidu kontalt. Okei. No mina ei ole 10 000 nõus. No palju see 10 000 võtab? 60 000? Aga miks? Kas ma saan 10 000 kuus palka või? Ei saa või? Saan. Ma ei tea ju palju ma palka saan ju. Mulle pole keegi mingeid asju rääkinud, mina ei tea ju. Ma ütlengi, et kas ma võin... Palju mina saan? Me saame kõik. Me kõik saame 10 000. Kes me kõik? Kui sinu raha oleks, me kõiki raha saame 10 000. Aga kui minu raha ja on sinu raha, siis kui palju me palka saame? Ma ei saanud aru praegu. Ma ei hakkagi seda seletama. No miks ei ole mul seletada? Mul ei ole õigust teada. Ei, sul ei ole õigust teada. No selge, хорошо. Mis te viitsid vaeva näha? No ära siis näe. Nagu toona napilt 17-aastane Kelly Sildaru oskas isegi juba osutada, siis Tõnise plaan ja nägemus asjadest näiski olevat selline, et kellelgi teisel ei pea olema formaalselt mingit vara. Kõik võibki olla Tõnise nimel, kõik olgugi Tõnise nimel ja tema kontrolli all. Täna tegid seaduslikult nii, et minu on 0. Ei, aga muidugi minu seaduslikult 0 ja. Kõik, mis kuulub lapsel, vanematele kurkad, vanema surma puhul lapsel. Ja see iseenesest on juba majanduslik vägivald. Ka alaealise puhul, kui me räägime olukorrast, kus alaealine ise on tööle rakendatud ja raha välja teeninud, aga siis keegi teine kannab kõik raha ära endale ja mujale ja laps ise on jäetud justkui varatuks. Tõnise argument seejuures oli, et minu surma korral on niikuinii kõik laste oma ju. Et ära muretse, kui ma kunagi ära suren, on see kõik niikuinii sinu oma, mis esiteks pole tõsi. Ja teiseks, see ei käi nii, et sa paned lapse tööle, et ise rikastuda, jätad kõik vara enda nimele või siis paberil kellegi teise nimele, aga enda kontrolli alla. Ja siis ütled lapsele, et ära muretse, kui ma kunagi ära suren, küll kõik jääb sulle. Lausvale ja räme sohutamine. Aga see on väga oluline tükk puslest, sest see näitab meile, milline on olnud Tõnise suhtumine kõiges selles. Pane aga lapsed tööle, kõik raha jätta endale, anna lastele taskuraha ja ei oot, tegelikult selle taskurahaga läks ka nii, et see läks maja ehitusse lõpuks.
seda tunnistas Tõnis ise seltsinguhagis. Aga tulles nüüd tagasi selle seltsinguhagi väidete juurde. Selle sama hagi kohaselt liitus Henri Sildaru selle pereäriga aasta hiljem aastal 2008. Henri sünniaasta on 2006. Nii et 2-aastane Henri liitus pereäriga. Võib-olla oli juba 2, võib-olla veel ei olnud, kes seda teab. Täpselt kuupäeva ju ei ole, aga väidetavalt alates vanusest 6 sai Henrist selleks hetkeks tippsportlasest õe abitreener. Ehk mõlemad lapsed pandi pereäri teenima juba täiesti väiksest peale. Mul on oma teooria selle kohta, miks Tõnis väitis seal, et see pereäri sai just 2007 alguse, nii vara, mis on ju täiesti absurdne. See peaks, ma loodan, igale vähegi normaalsele inimesele tunduma absurdne. Jah, kui vähegi normaalne, siis peab see tunduma absurdne, muud varianti ei ole. Aga mul on oma teooria selle kohta, miks ta just selle aasta valis või näpu sinna pani ajajoonele, et tavai siin läks äriks. Ma ei tea, Henri sai juba eriti vara pereärisse jala sisse 2-aastaselt, kuigi kogu äri oli Kellile üles ehitatud, aga nagu ma ei kujuta ette, millega see 3-aastane Henri seal näiteks aastal 2009 pereäri teenis, aga loogikat ei maksa otsida Tõnise seisukohtadest, loogikat seal ei ole kunagi. Aga see pereäri siis, mis Tõnise sõnul sai algus juba aastal 2007, see pereäri juriidiliselt ehitati seal hagis üles kui seltsing, ehk ma nimetan seda 2020 Tõnise hagi seltsingu hagiks. Sellest hagist räägime täpsemalt juurasõpradega video teises pooles, mille nägemiseks oled teretulnud liituma kas siin samas YouTube'is juurasõprade ringiga või tule kiika platvormi blurbay.com/tavakodanik, kus saad kogu sisu alati täiesti reklaamivabalt kätte, hinnaga 5 € pluss käibekas kuus ja käibekas laekub Eesti riiki. Teile kõigile aga, keda detailsemalt see hagi ja selle väited ei huvita, siis mõned üldisemad asjad, mida ma arvan, et te kõik võiksite sellest Tõnise hagist teada. Esiteks siis see, et Tõnis väitis, et Tõnis, Lilian ja nende 5-aastane tütar sõlmisid seltsingulepingu aastal 2007, millega liitus aastal 2008 kas siis juba 2-aastane või peaaegu 2-aastane Henri, millal iganes täpselt, igatahes vähem kui 3-aastane Henri. Midagi umbes seal 2 ringis pidid olema aastal 2008. Ehk kui keegi teist nüüd tahab jätkuvalt väita, et Tõnis ei teinud seda asja ju raha pärast, siis ilmselgelt tegi, kui ta nägi selles kõiges pereäri juba aastal 2007, kui tütar oli 5. Teine asi, mida on vaja teada lihtsalt juura poole pealt on see, et see hagi oli algusest peale täiesti perspektiivitu. 0 võimalust võita. Ma eeldan, et advokaadid tegid Tõnisele selgeks, et sa ei saa seda võita. Aimates, milline inimene Tõnis on kõige selle info pinnalt ja materjalide ja tõendite pinnalt, mida ma olen viimased kuud läbi töötanud, siis ma pakun, et teda lihtsalt ei huvitanud. Et see on perspektiivitu, ma ei tea, seda saab kommenteerida ainult Tõnis ise, kuidas nii perspektiivitu hagi üldse kohtusse jõudis, aga see oli täiesti ja miks ma seda ütlen on see, et alla 7-aastased lapsed ei saa üldse selliseid tehingut teha. Ei kohtuloal, ei vanemaloal, mitte mingil juhul. Alla 7-aastased lapsed saaksid kehtivalt teha ainult selliseid pisitehinguid. Näiteks annad lapsele raha, et ta saaks endale jäätist poest osta. 6-aastane võib ju vabalt ise kuskile lähedale poodi jalutada ja osta jäätist. See oleks okei. See tehing ei ole tühine, sa ei saa pärast minna poodi tagasi, et wow, sa lasid mu 6-aastasele osta jäätist. Anna raha tagasi, sorry, jäätis on läinud, aga anna raha tagasi. Loomulikult saaks siis poe omanik või poe esindaja nõuda tagasi ka siis seda väärtust, selle jäätise väärtust. Ehk see ei ole päris nii, et saaks alla 7-aastaste puhul sellist tünksi teha. Okei, las see jutt jääb sinna paika, oluline on teada, et alla 7-aastased ka aastal 2007 see ei ole mingi hiljem tekkinud reegel. Ka aastal 2007 väga selgelt kehtis reegel, et alla 7-aastased ei oleks saanud mitte ühelgi juhul seltsingulepingut sõlmida, mitte kellegagi. See on täiesti välistatud. Ehk see hagi oli algusest peale täiesti perspektiivitu. Aga ta teenis 2 eesmärki, või vähemalt ma ei tea, kas need olid Tõnise eesmärgid, aga 2 tagajärge. 2 tagajärge, mis mõnes mõttes on Tõnisele soodsad, sellel hagil olid. Esiteks see pani pausile Kelly hagi isa vastu, millega Kelly palus isal maja vabastada. Me jõuame selle majani veel, aga Kelly sai enda nimele maja aastal 2019, Tõnis keeldus välja kolimast ja lõpuks pidi Kelly hagi esitama, sest Tõnis oli puhküürnik. Ja see hagi jäi ootele, kuni siis seda seltsingu asja vaieldi, sest seltsingu asjas väitis Tõnis, et maja on kõigi oma. Ja teiseks jäi ootele kriminaalmenetlus omastamises. Tõnis võitis sellega aega. Kas see oli ta eesmärk? Ma ei tea, aga see kuradi seltsingu hagi oli täiesti perspektiivitu. Ja Tõnis kaotas selle hagi nii maakohtus kui ringkonnakohtus ja Riigikohus ei võtnud menetlusse, mis oli täiesti ilmselge algusest peale. Ma imestan, kes arvas, et peaks matma raha sellise hagi alla, see oli täiesti perspektiivitu. Ma rohkem ei ütle, et see oli täiesti perspektiivitu, sest ma olen juba 1 000 000 korda öelnud, et see oli täiesti perspektiivitu. Lähme edasi. Niisiis, Tõnise enda käsitluse järgi hakkas Kelly pereäri teenima juba vanuses 5. Ja siin on oluline meeles pidada, et me ei räägi siin mingisugusest pereärist, kus lapsed võib-olla aeg-ajalt aitavad. Võib-olla on talu, kus lapsed aitavad talutöödega. Võib-olla on mingi, ma ei tea, käsitöö mööbli valmistamise perefirma, mida iganes. Sellised pereettevõtted, kus lapsed võivad aeg-ajalt aidata. See ei ole selline pereäri. See pereäri
oli üles ehitatud lapse õlgadele. Selle pereäri, väidetava pereäri tuumaks oli Kelly profisport. Kogu see kuradi väidetav pereäri oli väikese, toona 5-aastase spordi edukusele üles ehitatud. Ja juba see iseenesest on majanduslik väärkohtlemine, et sa paned lapse sellisesse positsiooni. Tegelikult kogu see jutt sellest pereärist on tagantjärele selline loodud konstruktsioon, mille najal siis Tõnis üritas lihtsalt saada lapselt veel vara endale, aga reaalsuses see on tema versioon ja Tõnise enda versioon on kahtlemata midagi, millest võib kinni hakata tema enda tegevust kritiseerides. Kui ta soovis nii väita, et 5-aastane laps hakkas pereäri teenima, majanduslik väärkohtlemine. 0 küsimust. Täielik majanduslik vägivald. Miks see 5-aastane peab su kuradi pereäri teenima? Ei pea. Isegi kui ta seda rõõmsasti teeb, vahet ei ole. Terve pereäri ei peaks lapse peale olema üles ehitatud. Juba see iseenesest on täiesti haige ja mõistusevastane, sest kogu surve oli ju pidevalt Kelly peal. Sa pead töötama rohkem, mis sa pakin. Kelly, see, kuidas sina oma tiimi kasvatad, näitab seda, et su jälgid enne 30,000 paalis. Fucking 0 number. Ja siinkohal on irooniline, et Tõnis ju hiljem esitas kuriteokaebus ja ütles, et see on hoopis Tõnise konto on see. Mis tekitab küsimuse, miks kurat siis Kelly pidi selle konto kasvatamise nimel vaeva nägema, aga jällegi loogikat Tõnise seisukohtadest otsida ei ole mõtet, see on aja raiskamine. Aga selge on see, et kogu surve oli Kelly pealt, tema pidi tööd tegema ja Tõnis sõna otseses mõttes elas tal seljas. Ei oota, see ei ole sõna otseses mõttes, ta ei elanud sõna otseses mõttes seljas. Verbaalselt oli turjas, et sa pead rohkem tööd tegema, alaealine laps, tee rohkem tööd. Sa pead töötama rohkem, mis sa pakin. Aga kui Tõnise käsitluse järgi sai pereäri alguse aastal 2007, mil Kelly oli 5-aastane, siis on huvitav näha, et 12 aastat hiljem, aastal 2019, Tõnise versiooni järgi on Kelly juba 12 aastat pereäri teeninud. Pereäri, mis on tema spordile üles ehitatud. Ja mida tal selle eest varaliselt ette näidata on? Kui me vaatame seisu 2019. aasta alguses, siis Kelly Sildaru kontol oli veidi üle 6000 euro, samas kui Tõnise kas kontol oli laekunud või ta oli oma kontrolli alla saanud üle 1 miljoni euro. Ja ma vaatan ainult perioodi alates aastast 2014. Mis iganes enne seda oli, selle kohta ma ei tea midagi. Enne seda pidid ka juba mingid rahad olema. Me ju teame, et olid enne ka juba mingid sponsorrahad taga ja olemas. Aga mina räägin alates aastast 2014. Selle ajaga oli Tõnis saanud enda kas käsutusse või kontrolli alla. Ja sinna hulka ma loen ka selle MTÜ, Kelly ja Henri Sildaru suusaklubi, Eesti sponsorite rahasid kasutati Suusaliidu kaudu, välissponsorite rahad siis Tõnis lasi kanda MTÜ-sse. Ma eeldan, et selle MTÜ varad kõik olid Tõnise kontrolli all, sest miks muidu oleks ta pidanud laskma oma laste raha lepinguliselt lastele, peaasjalikult Kellyle, aga ka mingis osas Henrile mõeldud sponsorrahasid. Miks ta oleks pidanud laskma neid kanda sinna MTÜ-sse, kui see MTÜ ei olnud Tõnise kontrolli all? Ehk mina loen selle MTÜ vara Tõnise kontrolli all olevaks ja ütlen, et Tõnisel selle ajaga tekkis sinna üle 1 miljoni ja ei ole mingit küsimus selles, et osa sellest rahast kindlasti kulus spordiks. Ja samamoodi ei ole mitte mingit küsimus selles, et kaugeltki mitte kõik ei kulunud spordile. Spordile kulunud osa kahvatub muu kõrval, aga kuidas ma selle 1,1 miljoni juurde jõudsin? Nagu ma ütlesin, mina ei tugine siin prokuratuuri väidetele, mina vaatan lihtsalt tõendeid. Ignoon seda, mis on prokuratuuri versioon asjast ja mina arvestan hetkel siin ka seda, mis kulus spordi alla. Perioodil 2014 kuni 2019 kandis Tõnis Sildaru enda alaealise tütre Kelly Sildaru kontolt iseenda kontole üle 400 000 euro ja võttis sulas välja 10 000 eurosid. Lisaks tegi ta Kelly kontolt kandeid ka teistele isikutele, aga praegu ma keskendun ainult Kellyle ja ainult Tõnisele. Samal perioodil, aastatel 2014 kuni 2019, laekus Tõnis Sildarule Suusaliidust üle 130 000 euro ja pärast seda, kui tema ja Kelly professionaalsed teed olid lahku läinud aastatel 2020 kuni 2021, laekus Tõnisele sealt veel pea 60 000 eurot. Nüüd need summad, mille Tõnis sai Suusaliidust aastatel 2020 ja 2021 ei olnud minu teada enam Kelly Sildaruga seotud. Need on siin esile tõstetud lihtsalt selleks, et te saaksite aru, et rahakraane ei keeratud kinni siis, kui Kelly ja isa koostöö lõppes. Tõnis sai edasi raha Suusaliidust ja mitte vähe. Nüüd siin hulgas on küll ka reaalsed kulutused spordile, aga mitte ainult. Kui te nüüd mõtlete, et aga kui palju sellest ikkagi kulus spordile, sest see on ju Suusaliidus saadud raha, järelikult pidi see minema spordile. See on väga ennatlik järeldus. Nüüd küsimus sellest, et kui palju raha täpselt spordile kulus, no sellega on selline mugav lugu, et tõendid on hävinud.
vähemalt osaliselt. Selles seltsingu hagis, mille Tõnis tütre vastu aastal 2020 esitas, selgitas ta muuhulgas, et tema ülesanne oli ka eelarvet planeerida ja hallata, aga paraku juhtus nii, et Tõnisel juhtus arvutiga midagi ja nüüd ei ole enam tõendeid. Nimelt kirjutas Tõnis selles hagis, et on säilinud eelarvetabel, mis kajastab tiim Sildaru kulusid, tulusid ja muud sellist aastatel 2017, 2018, 2018, 2019 ja 2019, 2020. Kuna Kelly oli 2017. aastal vigastatud, on tabeliväljad 2017-2018 perioodi kohta täitmata. Samuti on tabeli 2019-2020 väljad poolikud, kuivõrd seltsing oli lagunemas. Ehk siis 2017 tegelikult midagi suurt ei toimunud sellel hooajal, kui Kelly oli väga vigastatud ja tegelikult 2019 poole pealt juba lõppes Kelly ja isa koostöö. Ehk sisuliselt on seal põhimõtteliselt 2018-2019 kohta ainult mingid andmed, aga siis on kirjas, Tõnis on pidanud kõnealust eelarvetabelit üle 10 aasta, kuid kahetsusväärselt jäi ta 2017. aastal arvutis olevatest failidest ilma ning neid ei ole võimalik taastada. Jah, juhtumisi väga mugavalt kahjuks kõik on hävinenud ja enam taastada ei saa. Aga selleks, et teile veidi aimu anda sellest, millised võisid reaalsed kulutused spordil olla, siis mingit infot mul siiski selle kohta on. Nimelt tuli kriminaalmenetluse raames välja see, kui palju laekus Tõnis Sildarule Suusaliidust raha vaatlusalusel perioodil ja kui me vaatame nüüd seda perioodi 2015 kuni 2019, siis kokku sai Tõnis Suusaliidust ligikaudu 123 000 eurot, millest suurem osa moodustasid päevarahad, ligi 77 000 eurot, ligi 19 000 eurot oli siis töötasu, selline, mille pealt tuli sotsmaksu ja kõike maksta, mis kõik läks sponsorrahadest ja kuluaruannete alusel ehk reaalsete kulutuste pinnalt hüvitati Tõnisele kulusid umbes summas 22 000. Minul puudub info, mis sealt ülejääva ligi 5500 euroga toimus, et mis summad need olid või mis raha see oli, aga see on selline väike tilk veeämbris, las see olla. Kui te vaatate nüüd seda üldpilti, siis reaalselt tõendatavad kulutused selle jaotuse järgi olid siin vaid umbes 20 000 ja veidi otsa ja muus osas päevarahad ja töötasu. Siin ei ole põhjust eeldada, et see kõik kulus spordile. Väga lihtsalt põhjusel, sellepärast, et reaalseid kulutusi oli võimalik saada sponsorrahadest nii Suusaliidu kaudu, kuhu laekusid Eesti sponsorite rahad, kui ka MTÜ kaudu, kuhu laekusid välissponsorite rahad. Kohe jõuame selle MTÜ-ni ka, sest sealt sai Tõnis ka umbes 100 tonni. Aga ma palun teil mõelda nüüd selle peale, et kui Tõnis Sildaru esitas väga sellise süütu näoga televisioonis lihtsa loo sellest, et vaadake, lapsed ei saa ju osta lennupileteid, lapsed ei saa ju autot rentida. Selleks ma pidingi tütrelt raha ära võtma, et ma saaks neid kulutusi teha. Kellil ega Henril ei olnud võimalik osta lennupileteid või autot rentida lennujaamasse läinud täiskasvanud inimesel, nii et pere ühisel kokkuleppel me kandsime need vahendid, mina kandsin need vahendid endale. Ja selliselt majandasin vahendid kulusid laagrite ja kodus olmekuludeks. Okei. Ja siis sa esitad kuluaruande Suusaliidule ja saad sealt selle raha tagasi, aga kuhu see raha siis jäi? Kuhu ta läks? Selle loogika järgi ta oleks pidanud ju lapse kontole tagasi minema. Aga ei läinud. Lapse kontole ei läinud midagi tagasi. Lapse konto tehti järjepidevalt ja süstemaatiliselt lihtsalt tühjaks. Tõnise sissetulekutest sel perioodil ja ka sellest väga vastuoluliseks osutunud päevarahade teemast räägime täpsemalt veidi hiljem, aga praegu on oluline meelde jätta, et mitte mingil juhul ei olnud õigustatud tütrelt kogu raha kontolt äravõtmine spordiga seotud kulutuste eesmärgil, sest me näeme ainuüksi sellest, mis summad on liikunud kuluaruannete alusel Suusaliidust Tõnis Sildarule. Selle pinnalt me näeme, et need tegelikud kulutused ei olnud üldse nii suured võrreldes selle rahaga, mille ta sai sealt kätte vabaks kasutuseks päevarahadena ja töötasuna. Rääkimata sellest, et ta sai ka MTÜ-st Kelly ja Henri Sildaru suusaklubi päris korralikke summasid aastate jooksul. MTÜ Kelly ja Henri Sildaru suusaklubi maksis aastatel 2014 kuni 2019 Tõnisele ligi 95 000 eurot ja siis aastal 2020 pärast seda, kui selle MTÜ konto oli siis osaliselt arestitud, teatud summa oli arestitud, Tõnis valetas avalikult, et selle MTÜ raha ei saanud üldse kasutada, kogu konto oli lukus, täiesti lukus, aga ometigi kandis MTÜ Tõnisele endale pea 7 tonni pärast seda aresti. Nii et Tõnis valetas ja ma jätkuvalt ootan, et ajakirjandusest keegi oleks piisavalt jõuline, et nüüd pigistaks Tõnisest välja vastuse sellele küsimusele, et miks kurat sa valetasid.
kuigi nojah, mingit asjalikku vastust sealt oodata pole, aga see selleks. Ühesõnaga, sellest MTÜ-st sai Tõnis sellel perioodil ligi 100 000 euri. Lisaks sai Tõnis aastatel 2017 kuni 2019 treeneri preemiaid EOK-lt kokku ligi 50 000 euro ulatuses. Ta sai ka Kultuurkapitalilt kokku 4 tonni, 3 sellest siis ajal, mil nad veel Kelliga koostööd tegid ja siis tonn veel aastal 2020. Ja nüüd see MTÜ Kelly ja Henri Sildaru suusaklubi. Tõnise kaitsja kinnitas kriminaalmenetluses, et Tõnis andis korraldused selleks, et välissponsorite rahad kantakski sinna MTÜ-le. Küll aga vahepeal mingid summad laekusid Kelly kontole ja umbes 37 000 oli see summa, mis laikus alaealise Kelly kontodele erinevatel hetkedel ja selle Tõnis kõik siis lassi kanda MTÜ-sse. Seda on veel rida-realt näha Kelly konto väljavõtetelt, et kui tuleb sealt USA manažerilt mingisugune summa, siis niimoodi jupp haaval MTÜ fiktiivsete arvetega jõuavad need MTÜ-sse. Ja ma ütlen fiktiivsed arved, sest mingit päris teenust ju see MTÜ alaealisele osutada ei saanud. Mingit päris teenust seal taga ju ei olnud. See raha lihtsalt kanti MTÜ-sse. Nüüd lisaks veel pärast seda, kui Kelly oli juba isa vastu kohtusse läinud aastal 2019 alguses, kohe jõuame ajajooneni ka, siis pärast seda kandis Tõnis Kelly kontolt venna kontole ligi 90 000 eurot ja kuna Henri Sildaru oli sel ajal alles alaealine aastal 2019, siis see raha tegelikult de facto oli ka Tõnise kontrolli all, ehk ma loen ka selle raha rahaks, mille Tõnis kandis tegelikult iseendale, kuigi poja kontole formaalselt, aga see oli ju tema kontrolli all. Nüüd, kuna see Henri kontole kantud raha kanti sinna pärast seda, kui Kelly läks isa vastu kohtusse, siis ma seda 90 000 nüüd ei loe siia Tõnise seisu hulka aastal 2019 alguses, nii et võite sinna siis veel mõttes 90 tonni juurde liita, aga aasta 2019 alguseks oli siis Kellil veidi üle 6000 euri kontol ja Tõnise kontodele oli laekunud ja tema kontrolli all oleva MTÜ kontodele oli laekunud lõppastmes nii palju, et tal oli üle 1 miljoni neid tulusid. Ja ma ütlen, see MTÜ pidi olema tema kontrolli all. Esiteks loogiliselt pidi see nii olema, sest miks ta muidu oleks 100 000 oma laste raha lasknud sinna kanda. See oleks ju täiesti absurdne, mis on võimalik, aga ebatõenäoline. Teiseks, kriminaalmenetluse raames arutati ka seda, et selle MTÜ varadest osteti aktsiaid ja seal antud ütlustest läbivalt on selge, et see oli Tõnis Sildaru otsus. Tema soov ja korraldus oli see, et siis need aktsiad saaks ostetud, et raha saaks investeeritud, ehk tema tegelikult de facto evis seal kontrolli, kuigi formaalselt ta ei ole selle MTÜ-ga just kui kunagi üldse seotud olnudki. Aga olles nüüd sellises seisus, esitas Kelly Sildaru aastal 2019, 7. jaanuaril isa vastu hagi. Ta nõudis isalt tagasi ligi 400 000 eurot, milles siis isa oli tema kontolt tuuri pannud, kas siis ülekannete näol või sularaha väljavõtmise teel, sinna kombineeritud summa veidi üle 400 000. See on see, mida Kelly nõudis tagasi aastal 2019 ja hiljem aastal 2020 siis esitas ta kuriteokaebuse muulgas vara küsimuses ja selle raames ta esitas tsiviilhagi selle MTÜ vastu, et saada tagasi 211 000 oma sponsorrahasid. Nüüd samal ajal, kui kohus seda hagi menetles, kus Kelly küsis siis isalt tagasi seda raha, mille Tõnis oli talt tuuri pannud, samal ajal jätkas Tõnis raha tuuri panemist. 7. jaanuaril siis esitab Kelly isa vastu hagi, et saada umbes 400 000 tagasi. Järgnevatel kuudel, 15. jaanuar kuni 14. märts, teeb Tõnis Sildaru endale veel ülekandeid kokku summas 25 000 eurot ja kannab Kelly kontolt venna kontole pea 90 000 eurot. Pärast seda, kui hagi on juba sisse antud. Pärast hagi esitamist üritab Tõnis korduvalt tütart survestada hagi tagasi võtma. Otsimislahendused, või hagi tagasi. Siis ma olen sinu oma ju. Kõik, mis on minu on pead lasta. Minu pärast võtta hagi tagasi ja ma võin kirjutada sulle käsitsi paberi, kus ma ütlen, et kõik on nendel. Kelly omastas, et isa on tema kontolt kõik raha tuuri pannud. Kelly on 12 aastat pereäri teeninud, kogu pereäri on tema peale üles ehitatud ja tal on kontol kuradi 6 tonni. See ei ole okei. Ei olnudki okei. Kelly läheb kohtusse, isa jätkab kontolt raha ärakandmist. Mis edasi juhtub on see, et Tõnis hakkab survestama oma alaealist tütart, et too ikka hagi tagasi võtaks. Ta kasutab igasuguseid manipulatsioonivõtteid. Eelkõige, mida teeb, on sohutamine. Nooremad inimesed tõenäoliselt on kuulnud ingliskeelset mõistet gaslighting. Eesti keeles on gaslighting, sohutamine. Kui sa ajad teisele poolele paska, et teda segadusse ajada, et ta arvaks, et see, mis on päris, ei ole enam päris. See on manipulatsioonivõte, et saada, mis sa tahad teisest inimesest. Tõnis hakkab oma last sohutama erinevate nippidiga. Esiteks, veebruaris 2019 ütleb Tõnis Kellile, et Tõnis arvates ei peaks maja kõigile kuuluma. Maja on saadud selle all ja mina näen, et me kõik oleme seda väärt.
Sina näed. mina näen jah. Mina ei näe. Mitte kunagi. Ma olen nõus alla kirjutama, ma ei näe mitte kunagi. Kui sa niimoodi teed, ma ei taha seda eluks ajaks meelde. Ma jätan, see on fakt. Kelly üritab isale öelda, et maja peaks ju kõigile kuulama, kõigi rahadest ehitatud ja selleni ka jõuan peatselt. Tõnis ütleb, et tema seda nii ei näe. Ja muuhulgas üritab Kellile väita, et kui sa hagi tagasi võtad, ma kirjutan sulle paberi peale, et maja on kõigi oma. Minu pärast võtta hagi tagasi ja ma võin kirjutada sulle käsitsi paberi, kus ma ütlen, et kõik on nendel. Kelly õnneks on oma ea kohta liiga küps ja liiga tark heas mõttes. Ta näeb sellest läbi, et oot, see ei käi ju nii, me peaks nagu ametlikult päriselt maja kõigi nimel tegema. Mis see muudab, kui ma hagi tagasi võtan? Ma kirjutan sul käsitsi paberi. Aga praegu ei või kirjutada käsitsi paberit. Ja aga see ei ole ala see, et me kirjutame sahtlisse, et kõigil on nii palju. See tuleb ikka nagu seaduslikult teha. See on seaduslik, tead või? Kui tead, et kui ma kirjutan meilis, et see on 25% sinu, siis kohtus on see 25% sinu. Kõik rohkem pole vaja elus. Ja no me peame kirjutama majale meie nimele niimoodi. Ma kirjutan käsitsi alla. Ei, aga miks ei kuskil andmetes kirjas olla, et 25% on Tõnis Sildere? Paberit korda ja ma kirjutan alla. Ma annan ainult allkirja sulle, ma muud ei tee sulle, ma ütlesin. Ma annan ainult allkirja, ma ei vasta kohtuga mitte midagi. Aga miks? Miks või? Jah. Sest ma ei käi mööda DNA-d. Tõnis seda muidugi ei taha, ma kirjutan sulle ise. Ja ma ütlesin eelmises videos teile, et kinnise asja puhul, maja, maa, korter, niisama paberil kokkuleppe ei loe mitte midagi. Kui sa ei lähe notarisse, et omandit üle anda, siis niisama paberist pole kasu. Sa ei saa niisama omavahel sõlmitud kokkuleppe pinnalt, isegi kui on allkirjad kõik. Lepime kokku, et sa annad mulle selle asja või osa sellest. Sellega ei saa nõuda, et teine pool seda päriselt teeks. Sellel ei ole mingit juriidilist jõudu. Ja kurat, inimesed ikka alati on kõige suuremad eksperdid igal teemal. Mingi suvalised joorsid tulevad mulle kommentaaridesse ja ütlevad, et ma küsisin AI-lt, kas see kehtib. AI ütles, et see kehtib. Palju õnne. Mine oma kuradi AI jutuga kohtus tegelikult ära mine. Kohtutes on ka juba vaikselt tegemas probleem, et inimesed kasutavad AI-d. AI näeb hallukaid, kirjutab mingi ilge pasa kokku, inimene ise midagi aru ei saa, esitab kohtule, arvab, et nii ongi, tegelikult ei ole. Ühes kriminaalasjas muideks kohus sai kurjaks advokaadi peale, sest advokaadi seisukohtades oli viiteid Riigikohtu lahenditele, mida pole olemas. See advokaat sai nahutada kohtu poolt, ehk see on päris probleem kohtutes, aga tulles tagasi selleni, siis ei. See, mida Tõnis siin ütles oma tütrele maja kohta, et ma kirjutan sulle paberi peale käsitsi, täiesti teadlik sohutamine. See maja ei oleks ealeski Kelly aga kellegi teise omandisse jõudnud, kui Kelly oleks allunud oma isa manipulatsioonidele. Aga teine asi, mida Tõnis üritas teha, see oli aprillis 2019. Ta üritas last sohutada selle jutuga, et kõik, mis kuulub vanemale, kuulub vanema surma korral lastele. Kõik, mis on minu on ka lastele. Täna on tegid seaduslikult nii, et minu on 0. Ei, aga muidugi minu oli seaduslikult 0 ja. Kõik, mis kuulub lapsel, vanematele kuulub ka vanema surma puhul lapsele. See ei ole tõsi. Juriidiliselt see ei ole tõsi. Vanem ei pea oma lapsele mitte midagi pärandama, kui laps pole enam vanema ülalpeetav. Laps võib olla vanema ülalpeetav kuni vanuseni 21, kui ta veel õpib, vaadake perekonnaseadusest, seal on kenasti kirjas. Aga kui me räägime täiskasvanud inimestest, täie teovõime juures ei ole enam vanema ülalpeetavad, siis vanem ei pea lapsele mitte midagi pärandama. Ja see on jumala aus, seniks kuni jutt käib vanema enda teenitud vara kohta. Kui aga vanem üritab kõike, mis laps on välja teeninud, endale krahmata ja ütleb lapsele, et ära muretse, kui ma ära suren, see on kõik sinu oma. Puhas sohutamine. Esiteks, see ongi majanduslik vägivald, kui vanem üritab niimoodi lapse vara endale krahmata, manipuleerida ja sohutada last, öelda, et ära muretse, las see ole kõik minu käes, see on kõik minu nimel, aga see saab niikuinii, see jääb kunagi sulle. Võib-olla jääb, võib-olla mitte. Ja ongi inimesi, kes kasutavad pärandvara sellise manipulatsiooni vahendina, kontrolli vahendina, et kontrollida lähedaste käitumist, et no kui sa ei tee nii, nagu ma tahan, siis sa ei saa pärandit. Ma saadaks nad sügavale kõrvapäris, nagu ei aitäh, selline rahaga manipuleerimine on haige, aga veel haigem, topelt haige, 100-kordselt haigem on see olukorras, kus vanem manipuleerib niimoodi varaga, mis on tegelikult lapse välja teenitud. Ühesõnaga, Tõnis Sildaru oli oma alaealise tütre kontolt süstemaatiliselt ja järjepidevalt kõik raha ära kandnud või lasknud tütre teenitu kanda otse kuskil MTÜ-sse, millega lapsel oli 0 seost. Ja Tõnis jätkas selle vara kantimisega isegi siis, kui tütar oli juba tema vastu hagi esitanud. Kuigi Tõnise käitumine tütre suhtes oli täiesti mõistusvastane, siis kohe alguses avalikkus sellest teada ei saanud, sest see 2019 esitatud hagi, see asi oli kinnine ja see lõpetati kompromissiga juulis 2019.
kompromissi sisuks oli see, et Tõnis kirjutab maja Kelly nimele ja siis ei pea Tõnis mingit raha tagasi maksma tütrele, et umbes see maja väärtus võiks selle katta. See raha teema nii detailselt tegelikult avalikkuseni ei jõudnud, kuigi sellega võisid tutvuda need, kes Kelly eluloo raamatut lugesid, muidugi need, kellel oleks vaja teada seda, mis seal tegelikult toimus. Need iroonilisel kombel on vähem tõenäolisemad seda raamatut lugema. Kuigi keegi avalikkuse hulgast ei teadnud siis veel neid detaile, ometigi kõik arvasid, et nad teavad. Miks? Muuhulgas sellepärast, et spordiajakirjanikud nagu Jaan Martinson kajastasid seda teemat täiesti valesti. Martinsoni üks arvamustükk on ka põhjus, miks mina aastal 2024 selle teema ette võtsin. Nimelt see kajastus jättis mulje just, kui oleks Kelly lihtsalt saanud miljonäriks tänu isale ja nüüd kuidagi keerab kägu isale. See ei ole üldse tõsi. Reaalsus oli ju see, et miljon oli Tõnise kontrolli alla liikunud või tema vahetult tema kontole kõik need asjad kokku. Kellil oli 6 tonni ette näidata. 12 aastat tööd, terve lapsepõlv, 6 tonni. Aga kuna ühiskond sai asjast valesti aru, siis pöördus mingi valjuhäälne osa Kelly Sildaru vastu. Sellest rääkisin ka juba eelmine kord, sest need 2 asja, vaimne ja majanduslik vägivald ja väärkohtlemine on siin väga tihedalt seotud. Üks lihtne näide sellest, kui Kelly koostöö isaga lõppes umbes 2019 suvel, siis tema saavutused ju ei lõppenud. Ta pani spordis edasi. Ta oli küll selleks hetkeks juba päris tõsiseid vigastusi saanud oma karjääri jooksul, aga ta pani edasi. Ja näiteks aastal 2022 sai ta X-Games võistlustel rennisõidus esimese koha, aga kukkus pargisõidus ja vigastas end. Ja juba siis olid platsis Delfis sellised haiged inimesed nagu keegi Tom, kes kirjutas see hea uudis, et see Insta baby kukkus. Mis on nii irooniline, sest kes surus Kellit Instagrami? Tõnis. Kes surus Kellit, et ta peab kasvatama Instagrami jälgjaskonda? Tõnis. Tõnisele patsutatakse õlale, tubli, hästi tehtud, hea töö, suured saavutused. Samal ajal kui inimene, kes tegelikult need saavutused saavutas, ehk Kelly, tema muutus avalikkuse sihtmärgiks, mis on hea näide sellest, kui kuradi seksistlik on veel suur osa meie ühiskonnast. Inimesed hakkasid Kellit solvama, talle halba soovima, talle vigastusi soovima ja mõni lausa soovis talle isegi surma. Mille pärast? Sellepärast, et meediakajastus jättis mulje just, kui Kelly oleks isale liiga näinud. Ja Tõnis loomulikult mängis sellega kaasa. Mängib siiamaani tegelikult. Ma nüüd ei ole kõige viimast seisu seal Tõnisele kuuluvatel Facebooki lehtedel vaadanud, aga eelmises videos näitasin teile, et Tõnis Sildarule kuuluval Facebooki lehel kommentaariumis vastatakse Kelly pihta suunatud rämedale sõimule smailidega. Nii tore. Sõima mu last libuks, nii tore. Ja kogu selle viha ja avalikkuse pahameele üheks alustalaks on olnud see majandusliku olukorra väärkajastus meedias. Üldsusele jäeti pikemat aega mulje just, kui oleks Kelly isale majanduslikult liiga teinud, kuigi reaalsus oli risti vastupidine. Nagu öeldud, siis minu jaoks oli selle teema alguspunkt Jaan Martinsoni kommentaar Delfis aastast 2024 maikuus, mille pealkiri oli Dilemma. Isa tegi kõik halvasti ja valesti, kuid ometi oli tütar Kelly 17-aastaselt miljonär. Tütar Kellil aga reaalsuses oli napilt enne 17. sünnipäeva veidi üle 6 tonni. Ja nii kui talle sinna kontole raha laekus, siis Tõnis kohe kiiresti kandis selle sealt ka ära. See kirjatükk, nagu ka mitmed teised, olid ütini väärad, nii sisu kui pealkirja poolest, sest Tõnis ei teinud Kellist miljonäri. Ta tegi endast rikkuri. Ning kui see oleks olnud Tõnis Sildaru teha, poleks tema tütrel Kellil 17-aastaselt suurt midagi olnud. Aga kuidas sai Tõnis rikkur olla? Sest avalikkus teab ju, et ta tuli palgatöölt ära, ta ei saanud mingit tasu treeneritöö eest, kõik võeti ära, mingit miinimumtasu sai, tal ei polnud mingit raha, aga ometigi ta ehitas täiesti laenuvabalt mega uhke eramu. Ma ei tea, kuidas teie mõistate sõna rikkur, aga minu jaoks rikkur võiks olla näiteks inimene, kes täiesti laenuvabalt suudab sellise kuradi maja püsti panna. Ja see maja oli Tõnise ja ainult Tõnise nimel. See oli tema ainuomandis. Okei, aga jällegi, mis raha eest ta selle ehitas? Ta sai mingit miinimumpalka, põhimõtteliselt miinimumpalga ulatuses tasu Suusaliidust. Ma ei tea, kas see oli tööleping, ma eeldan, et võib-olla mitte, võib-olla oli käsund, vahet ole. Sama, maksud ja kõik on sama. Ta sai sotsiaalmaksuga maksustatavat tasu miinimumpalga ulatuses. Ja ta oli ju vaene nagu kirikurott, millest üldse elama pidi, aga ehitas laenuvabalt sellise maja. Aga väga lihtne. Kui laps on maailmatasemel tippsportlane, kelle taga on suured sponsorrahad, mille üle sina ei viid täielikku kontrolli, siis saab jumala vabalt ilma laenuta sellise maja püsti panna. Ja seda, et laste raha kasutati maja ehitamiseks, kinnitas Tõnis ise enda selles 2020. aasta Seltsingu hagis, kus ta märkis. Eelarvet mõjutas ka asjaolu, et poolte vahel oli kokkulepe, et võistluste auhinnarahadest 25% saavad lapsed endale taskurahaks ja jagavad selle omavahel pooleks. See tähendab, et nii Kelly kui ka Henry said mõlemad 12,5%.
Hiljem, kui perekonna eluasemeks oleva maja ehitus nõudis plaanitust rohkemat ressurssi, leppisid pooled kokku, kaasa arvatud mõlemad lapsed avaldasid nõusolekut, alaealised lapsed, et taskuraha kasutatakse maja ehituseks. Laste taskuraha läks maja ehituseks, aga maja oli ainult Tõnise nimel ja kui Kelly ütles, et maja peaks olema kõigi nimel, siis Tõnis ütles, et tema seda nii ei näe. Maja on saadud sellel ja mina näen, et me kõik oleme seda väärt. Sina näed? Mina näen, jah. Mina ei näe. Mitte kunagi. Ma olen nõus alla kirjutama, ma ei näe mitte kunagi. Ehk kui Tõnis ühtepidi väidab, et kokkuleppe oli, et lapsed saavad endale taskurahaks, ainult taskurahaks. See ei ole välja teenitud, see on taskuraha, mille me sulle kingime oma armust. 12,5% auhinnarahadest ja 2019 alguses, enne kui Kelly ise vastu kohtusse läks, ei olnud Kelly kontol sellist summat, sest neid auhinnarahasid oli palju rohkem. Kelly kontol oleks pidanud selle loogika järgi olema palju rohkem raha. Siis ka sellele on Tõnisel põhjendus olemas, et vaadake, lõpuks maja ehitus võttis ikka nii palju raha, et ka lapsed pidid ikkagi panustama taskurahaga. Muidugi see Tõnise retoorika, et laste taskuraha kokkuleppel alaealiste lastega läks maja ehitusse, see on väga nunnu, sest mu 6-aastane on ka praegu faasis, kus ta annaks kõik oma raha, et panustada pere tegemistesse. Ta ei saa veel raha kontseptsioonist selles mõttes aru, et kui palju miski väärt on. Kui ma ütlen, et meil pole raha, et maja osta, siis ta arvab, et aga tal on ju palju raha, ta annab oma raha. Ta annakski kogu raha, ta annaks rõõmuga, kui ma paneks talle lepingu ette, et kõik taskuraha, mis sa saad ja kui sa äkki lähed teenid midagi veel kuskil, kõik tuleb emmele. Ta kirjutaks kohe alla, ilma kõhkluseta. Kui ma teeks talle ettepaneku, et kuule laps, mul on hea kaamera, mul on need valgustuse ja mikrid kõik olemas, hakkaks mingit laste YouTube'i kanalit tegema, kas sa tahad olla kuulus nagu Nastja? Kes ei tea, siis Nastja on üks mingi laste YouTube'i kanal. Kui ma pakuks täna lapsele, et kuule, teeks sellise pereäri, et mina teen sinust videosid ja raha laekub mulle, siis võib-olla ma viin sind kord aastas reisile või ostan sulle jäätist. Ta oleks kohe nõus, ta annaks kõik mulle. Aga ma olen täiesti kindel, et 12 aastat hiljem, kui ta on juba 18, ta näeks seda olukorda teisiti. Ma arvan, et täisealiseks saades ta ei oleks enam nii õnnelik, et emme võttis kõik tema raha ära. Aga Tõnise ja tema toetajate loogika järgi peaks see kõik okei olema. Jumal okei, laps on terve elu töötanud pereäri nimel, lõpuks tal endal pole midagi. Jumal okei, jumal normaalne, peaasi, et medalid tulevad. Ja see väide, et 12,5% pidi taskurahaks jääma, on ka selles suhtes hullult huvitav, et jaanuaris 2019 oli ju Kelly hagi sisse andnud ja pärast seda laekus talle veel auhinnarahasid päris korralikult nii Eestist kui välismaalt pea 100 000 eurot auhinnarahasid ja sellest suurem osa 90 000 kandis Tõnis Henri Sildaru kontole, mis tegelikult oli Tõnise kontrolli all, ehk de facto Tõnis kandis selle endale, ehk ta ei pidanud ise ka sellest 12,5% reeglist kinni, aga muidugi hiljem ta üritas nii väita, sest siis tal oli vaja nii väita. Ja selle summa osas, mille siis Tõnis veel 2019 pärast kohtuvaidluse algust kandis Kelly kontolt Henri kontole, selle summa pärast ema kandis Henri kontolt Kellyle tagasi ja see mängiti avalikkuse ees aastal 2024 saates Täistund looks sellest, kuidas ema lihtsalt lampi võttis pojalt raha ära. Tõnis Sildaru sõnul kanti emadepäeva järgsel hommikul Henri kontolt, millel oli ligipääs ka näiteks Henri emal, ära üle 70 000 euro ja raha läks Kelly kontole. Mitte sõnagi sellest, et oot, kust see raha sinna sai? Mis tagasikanne? Mis mõttes tagasikanne? Seal on kirjas tagasikanne, mille eest tagasi kantakse? Tõnis oli selle raha tütre kontolt kandnud julmalt minema pärast seda, kui juba tütar oli öelnud, et stopp, päris nii ei saa enam. Kui vaadata seda, mis Kelly kontodel toimus nendel aastatel, siis on näha, et absoluutselt kõik, mis sinna tuleb, Tõnis kannab minema ja siis mingil hetkel kannab Tõnis ise Kellyle 5000 eurot, et tubli laps. Nüüd mingi väike taskuraha tuli. Aastal 2014 kandis Tõnis Kellyle veidi üle 1000 ja aastal 2016 kandis Tõnis Kellyle 5000 eurot. Ehk kui Kellyle oli aasta 2019 alguses veidi üle 6 tonni veel kontol, siis see oli ka nii-öelda Tõnise armust sinna antud. Aga on näha, et absoluutselt kõik läks sealt minema. Sportlase, preemiad, auhinnarahad, absoluutselt kõik. Mitte midagi ei jäänud lapsele endale. Kõik läks Tõnise kontrolli alla. Kuhu see raha siis läks, mida Tõnis sellega tegi, mis ta tütrelt ära võttis? Kõige paremini teab tema seda ise, mida mina tean tõendite pinnalt on see, et aastatel 2016 kuni 2019 tasub Tõnis Sildaru OÜ-le Tiugu üle 150 000. See on ehitusega tegelev ettevõte, mis on ka Tõnisega seotud, Tõnise sugulased ja juhtumisi kannab Tõnis perioodil 2014 kuni 2020 oma emale üle 120 000 euro. Kas see on kuidagi majaga seotud, seda ma ei tea. Mida ma tean on see, et sellist maja, nagu sinna ehitati, nii odavalt ei saanud, nagu need 150 000 midagi, mida Tõnis maksis sellele ettevõttele. Kuule, mul on, üldse ma kannan sinu kontot, mis on minu palk, sa otses mõttes. Sinu kontot, mis on minu palk, ma ei saa aru. Minu kontot. Jaa, ütlesin, et ma kannan mummile raha, et saaks raha välja võtta. Nii. Ütlesin, et ei kanna. Kuidas see siis on meie? Kuidas see on siis meie? Mul on kardinatest maksta. Mummi võtab selle kardinatest suveraha välja, ma saan enda kätte, maksan kardinat.
järgmine arve on kapi arve. Aga miks sa võis oma kaardilt seda raha maksta? Miks? See kaardi näitas, et see on ka lihtsalt, et see on ka minu oma ja Henri oma. Miks sa võinud seda siis niimoodi teha? Miks ma sinu omad ei maksa? Aga miks sa enda omad ei maksta? Ma küsin, mina küsisin kõigepealt, et maksan sinu arvalt, sa ütlesid, et tohi. Ma küsingi, miks ma ei tohi. Ei, aga mina küsin, miks enda omad ei maksta? Miks või? Ma mõtlen vastab su küsimuse. Sest ma ei usalda sind. Ei usalda? Et enda kaardi välja võtad? Ei, et ma maksan oma kaardilt, ma enam ei maksa, ma maksan oma kaardilt sinu maja jaoks, ma ei usalda seda enam. Aga muidu maksid minu kaardilt enda maja jaoks? See on sinu väide. See on sinu väide. Me ei maksnud siis... See oli meie maja jaoks. Ei, kuula. Kui sa tahtsid minu kaardilt või minu kontolt kanda mummile raha, et ma saaks selle välja võtta, siis sa ju maksid maja eest ja see oli sinu maja ju. Juriidiliselt, jah. Kaardiarvedest maksan sinu konto pealt. Okei. Äkki ma maksan ise? Äkki ma maksan ise? Kaardiarvedest maksad ise ka või? Kas sa maksad kaardiarvedest ka ise? Ei, kui sa kaardiarvedest maksad ise, siis ma maksan ise oma kaardiga, ma võin ise oma kaardi maksta, sina ei minu kaardi maksta. Seda, et sul on vaja maksta ülekandega, siis saab emme teha seda. Kaardinatest oleks sulli maksta, eks võid raha välja võtma. Miks sul on? Sest vastaselu maksad sa 4000 eurot ja maksad sa 3000 eurot. Jälle sinu vahet. Ei, sa võid maksta oma kaardilt ka 4000 eurot. Sul on puhas, maksa vaja. Must kaupile. Ei, tahad 4000 maksta? Ei, ma küsin must kaup. Jah, must kaup. Maksa 4000 eurot. Vaatame. Vaatame. Ma olen valus inimene. Maksa 4000 siis. Aga kui nüüd jutt läks veidi segaseks, sest neid kuupäevi, aastaid ja hagisid ja kõik on nii palju, vaatame korraks ajatelge uuesti. Ja vaatame selle nüüd selliste suuremate juriidiliste sündmuste taustal uuesti algusest lõpuni läbi. 7. jaanuaril 2019 esitab siis Kelly isa vastu hagi, et saaks need 400 000 midagi tagasi isalt. See ei takista Tõnist ülekandeid jätkamast, ta kannab veel pärast hagi esitamist 25 000 enda kontole ja Henri kontole kannab Tõnis Kelly kontolt siis peaaegu 90 000 eurot kokku, perioodil siis pärast hagi esitamist. Siis 1. veebruar toimus see vestlus, kus Tõnis ütles selgelt Kellyle, et tema arvates ei peaks maja kõigile kuuluma. Kuigi veidi üle aasta hiljem Seltsingu hagist ometi väitis, et maja peaks kõigile kuuluma. Ehk Tõnis jutt muutub kogu aeg. Nüüd 1. juulil 2019 sõlmitakse kompromiss, mille raames siis maja omand läheb Kellyle. Ja vastu saab siis Tõnis selle, et mingit rahalist nõuet enam Kelly ei esita, ütleb okei, loeme siis selle nõude tasutuks. Kusjuures kompromissis ei ole kirjas, et Tõnis võiks sinna maja edasi elama jääda. Ei või, see on nüüd Kelly maja ja Tõnis ei tohiks seal edasi elada, kui Kelly just ei luba tal seal edasi elada. Mis te arvate, mis siis sai? Tõnis muutus puuküürnikuks. 2019 teises pooles esitab Kelly siis isale sellise teate, et ole hea, palun koli välja. Ei koli välja. 2020 märtsis esitab Kelly siis isale valduse vabastamise nõude. Ta või aitab, koli välja, maja on ju Kelly nimel. Aprillis 2020 siis toimub vahepeal Kelly poolt isa vastu kuriteokaebuse esitamine, mis hõlmab nii füüsilist vägivalda, ähvardamist kui ka siis varateemasid. Ja millalgi 2020. aasta esimeses pooles esitab lõpuks Kelly ka isa vastu valduse vabastamise hagi, et mine mu majast minema. Tuletage palun inimesed endale meelde neid heliklippe, mis te kuulsite eelmises videos. Kuidas oleks teile meeldinud, et inimene, kes teiega niimoodi käitub, lihtsalt ei koli teie majast välja, lihtsalt parasiteerib seal edasi ja ega ta üüri ei maksnud. Kelly pole isalt kunagi üüri nõudnud, kuigi ta oleks võinud nõuda kas üüri või siis kasutuseelist. Sõltub, kuidas juriidiliselt asjad konstrueerida. Kui üürilepingut pole, siis saab nõuda sellist asja nagu kasutuseelis või kui öelda, et on üürileping, siis nõuda üüri. Emba kumba, see juriidiline nüanss pole praegu tähtis. Point on selles, et Kelly oleks vabalt saanud küsida isalt raha sellest, et isa seal elas. Nüüd seoses selle majaga on ka avalikult täiesti vildakaid käsitlusi esitatud. Esiteks sellest, kuidas mingid inimesed räägivad sellest, et Tõnis ehitas Kellyle maja. See oli ainult Tõnis enda nimel. Ta ei nõustunud isegi, et kõigil peaks seal omand olema, kuigi ta ise ütles, et kõigi raha panustati sinna ja nii edasi. Aga see selleks. Veel haigem on minu arust see, kuidas aastal 2024 saates täistund. Selleks ajaks aastaks 2024 on täiesti kindlalt teada, et mingit seltsingut ei olnud. Ei ole nii, et oli kõik pereühine. Kõik see on teada. Ometigi antakse ruumi tuimalt mingi segase peksmisele riigiüleses televisioonis. Nimelt Tõnise issi tuli sinna saatesse ja rääkis sellest, kuidas muuhulgas vanaema käis seal Kellyle kuuluvas majas peremehetsemas ja kuidas vanaisa laskus lapselapsega füüsilisse rüselusse. Henri ja Tõnis elasid nende siis uuemas majas ja Lilian ja Kelly nõudsid selle vabastamist, et koligi sealt välja, nemad tahavad ise sinna sisse kolida. Kes majas sees oli, see pani enda lukud ette ja kui teine tuli koju, tahtis majja sisse saada, siis kutsuti välja lukuabi, uuriti lukud lahti, mindi sisse, pandi jälle enda lukud ette, et niisugune kemplemine käis ja siis mingil hetkel mul naisel oli vaba päev ja Tõnis helistas, et kuule, et kas sa saaksid tulla maja valvama, et me läheks Henriga trenni, et tahaks pärast tuppa sisse saada ilma seda lukuabi kutsumata. No ja naine läks. See oli koroonaaeg
aga tal oli köha ka veel koroona ajal. No ja siis järsku tuligi politsei ukse taha, et Kelly ja Lilian on üleval, nemad ei julge alla tulla, et vanaema köhib siin. Aga mis siis tehti? Pidi vanaema minema politsei poolt? Ei, käsi raudu ei pandud ja välja ei tõstetud. Vanaisale kutsuti aga politsei, kui Kelly ja ta ema tulid garaaži rulluiske ära võtma, aga tahtsid vanaisa sõnul ära viia ka golfivarustust. Ja no meil läkski tüliks seal niimoodi, et nemad püüdsid neid golfivarustust välja tirida. Mina trügin jälle sisse tagasi ja hoian seespoolt kinni, et ei lähe selle kotiga välja ja niisugune rüselamine, eks ole. Mis kuradi vanavanemad need on? Mida see vanaema seal tegi? See on su lapselapsele kuulub maja, see kuulub talle. Ja sa lähed sinna ja patrullid seal, et lapselaps ei vahetaks lukk ära või? Täiesti segased inimesed ju. Ja siis pööratakse see sealt saates niimoodi kuidagi Kelly süüks, et oi, aga ta kutsus vanaemale politsei. Mida ta oleks pidanud tegema? Kui teie koju, teie majja, mis kuulub teile, kõnnib sisse keegi, kes hakkab seal peremehetsema, vahet ei ole, kas ta on veresugulane või mitte, see on teie maja, teil on halvad suhted, kurb, kahetsusväärne, aga nii on. Ja see inimene keeldub sealt lahkumast. Mida siis tegema peaks? Kas äkki füüsilisse rüselusse laskuma, nagu vanaisa seda tegi või? Mis te tegema oleks pidanud? Politsei kutsumine oli ainuõige asi, mida teha selles olukorras, kus vanaema läks Kellile kuuluvasse majja ja hakkas seal mingeid reegleid kehtestama. Täiesti ajuvaba jutt vanaisa poolt ja elu mõttus lepikul silm ka ei pilgu, et oot vanaisa, see maja kuulus ju Kellile. Tahaks pärast tuppa sisse saada ilma seda. Miks te nii tegite? Miks te vanaemaga niimoodi sekkusite? Tõnis oli ju kompromissi korras vabatahtlikult andnud maja Kellile, et ta ei peaks raha tagasi maksma. Ja nüüd on seal puuküürnik. Üüri ka ei maksa. Ei, faktid ei huvita kedagi. Nüüd samal ajal siis, kui Kelly üritab isa endale kuuluvast majast välja saada ja on ka esitanud kuriteokaebuse, siis Tõnis otsustab, et tema esitab hoopis hagi tütre vastu. See on siis see seltsingu hagi, mille Tõnis esitab 20. juulil 2020. Tehniliselt võttes Tõnis ja Henri esitasid Kelly ja Liliani vastu, aga olgem ausad, peaasjalikult see on ikkagi Tõnis versus Kelly. Paberil on 2 versus 2, milliganes. Kuna Henri oli toona alles 13-aastane, siis vaevalt, et tema nüüd otsustas, et jaa, isa, lähme kohtusse. Võib-olla otsustas, ma ei tea. See oli täiesti perspektiivitu hagi, mis tõttu Tõnis ka selle loomulikult kaotas. See ei saanudki teisiti minna. 2021 jaanuaris tuleb maakohtu otsus. Tõnis kaotab selle hagi. 2021 esitab Tõnis ise kuriteokaebuse, muuhulgas siis Kelly vastu sellepärast, et Kelly olevat temalt varastanud Instagrami konto, mis on huvitav sellepärast, et seltsingu hagis eelmisel aastal ütles Tõnis, et Kelly omandas need kontod. Seltsingu hagis ei rääkinud Tõnis midagi varastamisest, aga nüüd aasta hiljem kuriteokaebuses räägib sellest, et Kelly varastas Instagrami konto. Nüüd selles kuriteokaebuses, kus siis Tõnis väidab, et Kelly olevat temalt Kelly Sildaru nimelise Instagrami konto varastanud, siis tema väidab sealt, et Kelly nõudis ähvardades isalt Instagrami kontot enda kontrolli alla, siis prokuratuur märgib siin enda otsuses, et ei, me ei alusta kriminaalmenetlust, prokuratuur märgib, et lisatud kuvatõmmised vestlustest, milledest ähvardusi ei nähtu. Juunis 2022 tuleb ringkonnakohtu otsus, et Tõnise seltsingu hagi on jama, mis teisiti ei saanudki minna. Ja detsembris 2022 siis lõpuks jõustub see ringkonnakohtu lahend, Riigikohus ei võtta asja menetlusse. Ja üks teine oluline asi, mida ma enne ei maininud, mida te peate teadma selle seltsingu hagi kohta on see. Ja see näitab Tõnise nahaalsust. Kui ta loetles üles seda, et mis siis kuulub selle pereäri vara hulka, et mida peaks jaotama. Loomulikult ta nimetas selle maja, mis oli siis 2019 kompromissi korras Kelly nimele läinud. Ta nimetas kõigi 4 pangakontod. Siis ta mainis seal mingid 250 000 eurot, mis olevat siis veel Kelly USA manageri kontrolli all või kuskil sealt veel peaks tulema, mida ta ei maininud. Isegi mitte poole sõnaga. Oli see MTÜ Kelly ja Henri Sildaru suusaklubi, kus, ma tuletan teile meelde, on tänase seisuga jätkuvalt üle 300 000 euro. Ehk kui Tõnis ütles, et kõik tuleks kõigi vahel jaotada, siis MTÜ-st ei olnud juttugi. Ja kelle kontrolli alla oleks siis pidanud jääma see üle 300 tonnisel MTÜ-s huvitav? Kellele see oleks jäänud? Kõik, mis teised teenisid, pidi minema seltsingu varaks, jaotame ära. Aga see, mis nihverdati MTÜ-sse, see pidi jääma MTÜ-sse, kelle kontrolli all oli MTÜ. Kui see ringkonnakohtu lahend jõustus, siis ringkonnakohus muutis maakohtu põhjendusi, ta põhimõtteliselt oli maakohtuga nõus, et jah, siin ei ole mingit seltsingut, ta muutis põhjendusi, aga sellest hoolimata mulle väga meeldib tsiteerida
põhjendust, mis sisuliselt läheb kokku ka ringkonnakohtu retoorikaga, lihtsalt ringkonnakohtu väljendusviis on palju igavam ses osas. Nimelt maakohus siis märkis enda otsuses. Kohtu hinnangul on ebamoraalne ja taunitav alaealiste laste arendamine sarnaselt tõuhobustega eesmärgil, et lapsed teeniks nendesse panustatud raha hiljem oma tööga niinimetatud seltsingule kasumiga tagasi. Eks me räägime ju pereärist, tähendab meie räägi, Tõnis rääkis pereärist. Äri viitab kasumile ja kasumi saamise soovile. Nüüd, kui detsembri lõpus jõustub lõpuks siis see lahend, mis ütleb, et ei, lapsed ei teeninud perele mingit ühist vara, see ei olnud mingi pereäri, siis natuke aega hiljem, veebruaris 2023 lõpuks Tõnis Sildaru vabastab siis Kellile kuuluva maja. Täpsustan siinkohal üle, et väidetavalt kolis Tõnis Sildaru sellest majast välja juba detsembris 2022, aga valduse sai Kelly ametlikult tagasi alles veebruaris 2023. Nii et on võimalik, et ta tegelikult kolis paar kuud varem välja. Aga noh, tomat, kartul. 3,5 aastat elas ta seal siiski sees pärast seda, kui ta kompromissi korras maja tütrele andis ja puuküürnikuks muutus. Mõelge nüüd, 2019 juulis läks see Kelly nimele, 3,5 aastat saab Tõnis seal täiesti üürivabalt elada. No olekski tema maja, aga ei olnud. Nüüd 2023 detsembris siis lõpetab prokuratuur kriminaalmenetluse Tõnis Sildaru suhtes seoses füüsilise vägivalla ja ähvardamisega ja ähvardamise osas, nagu eelmises videos selgitasin, oli põhjendus üpris haige. Nimelt prokuratuur ütles, et alaealine Kelly oleks pidanud aru saama, et tema on ju isa sissetuleku allikas, mistõttu tal ei olnud põhjust isa ähvardusi tõsiselt võtta. Tal polnud põhjust karta, et isa talle päriselt haiget teeb. Vahet ei ole, et tegelikult olid olemas tõendid, mis näitasid, et Tõnis Sildaru oli poja suhtes vägivaldne olnud ehk Kellil oli kindlasti põhjust karta isa, aga noh, prokuratuur arvas, et pole midagi, see oli ta sissetuleku allikas. Ja siis 2025 november oli see, kui Tõnis Sildaru esitas uuesti tütre vastu kuriteokaebuse, aga juba Facebooki lehe pärast väites, et Kelly on temalt varastanud Facebooki lehe nimega Kelly Sildaru. Ja nüüd siis maikuus 2026 teeb maakohus teatavaks, et maakohtu hinnangul on Tõnis Sildaru oma tütre vara suures ulatuses omastamises süüdi. Põhjendusi veel asjaosalistel pole, need peaks tulema juuni lõpus ja pärast seda siis Tõnis Sildaru saab otsustada, kas ta kaebab otsuse edasi või mitte. Ja siin me oleme. Aga räägime nüüd sellest MTÜ-sse raha suunamise teemast eraldi. Alustuseks märgin ära, et MTÜ-sse sponsorrahade suunamine põhimõttelisel tasandil ei ole halb mõte, sest et maksud. Kui laul ütleb meile, et eestlane olla on uhke ja hää, siis tegelikult veel praktilisem ja veel mõnusam on olla Eesti juriidiline isik, sest juriidilistel isikutel, sealhulgas MTÜ-del, OÜ-del, ei ole sellist klassikalist tulumaksu. Kui mulle või sulle mingile tavalisele inimesele laekub mingi raha, meil tekib kohe maksukohustus. Me ei saa seda kasutada enne, kui me oleme maksud ära maksnud selle pealt või noh, me võime seda kasutada, aga siis pärast meil tekib maksuvõlg, kui meil pole enam raha, et makse ära maksta. Aga mõte on selles, et kui raha läheb OÜ-sse või MTÜ-sse, siis seal saab seda raha kasutada OÜ puhul siis ettevõtlusega seotud eesmärkidel või OÜ-tajate puhul mis tahes eesmärkidel. Ja MTÜ-s siis MTÜ põhikirjalistel eesmärkidel saab kasutada seda raha ilma, et tuleks enne selle raha pealt makse maksta. OÜ puhul ju makstakse tulumaksu siis, kui OÜ hakkab kasumit välja maksma. See on ettevõtjatele fantastiline. Juurisik olla on selles mõttes palju toredam. Kas poleks tore, kui meil oleks palgaga nii, et ma enne ostan süüa ja maksan eluaseme laenukulud ja kommunaalid ja kõik ära ja siis sellest, mis alles jääb, selle pealt maksan riigile tulumaksu. See oleks ju palju ägedam, aga nii ei ole. Ehk arusaadav on see, et raha kokkuhoiu eesmärgil pigem ei tahaks, et sponsorrahad laekuvad füüsilisele isikule, sest siis tuleb makse maksta. Need reeglid, kuidas ja mille pealt tuleb maksu maksta, mille pealt mitte, need on ajas muutunud. Ma mäletan veel 15 aastat tagasi Tartus oli teada, et kõik meistriliiga mängijad, nii-öelda profimängijad, professionaalsed kossumängijad, tegelikult neil olid stipendiumilepingud ja neile maksti stipendiumi, mitte palka, sellepärast et maksud. Tänaseks minu teada see asi on ära muudetud, päris nii lihtne enam ei ole maksuvabalt raha maksta sportlastele, aga kui on juba mängus sellised suured välissponsorite rahad, nagu Kelly puhul olid, siis seal oleks igal juhul maksuteema mängu tulnud. Nii et praktilise poole pealt ei ole küsimus niivõrd selles, et üritati leida viise, et optimeerida seda raha kasutust, et ei peaks kohe automaatselt mingit viiendiku või halvimal juhul lausa siis koos sotsmaksu ja kõige muuga riigile maksma, selleks võis olla mõistlik raha kuidagi teisiti suunata. Probleem tekib aga siis, kui anda see raha kuskile juriidilisse kehasse, näiteks MTÜ-sse tingimusteta, ilma sihtotstarbeta. Nii, et sportlane, kellele see tegelikult mõeldud oli, kes tegelikult lepinguliselt selle välja teenis, sest kui leping on sinu nimel, sul on õigused, sul on kohustused. Need õigused ja kohustused olid Kellil. Selleni ka jõuame paari hetke pärast uuesti, aga kui see raha nendest lepingutest, mis on sinu nimel, suunatakse kuskile MTÜ-sse, kus sul on null kontrolli selle üle ja MTÜ võib teha, mida ta tahab nende rahadega, siis on probleem. Ja ma tuletan teile meelde, et kui Tõnis väitis enda seltsingu hagis, et perel oli seal pereäri, kõiki tehti alates 2007 ja siis Henri liitus 2008 2-aastaselt ja nii, kõik pereäri, siis kui varade jagamiseks läks, kui Tõnis ütles, et jagame seltsingu vara ära,
ta ei maininud MTÜ-d ehk MTÜ-sse liikunud raha justkui ei olnudki enam pereäri raha, kuigi sinna suunati 100 000 laste sponsorraha, peaasjalikult Kelly, aga osaliselt ka Henry. Ehk miks siis need pereäri omad ei olnud? Ja siin me jõuame selleni, et minu arust Tõnise kaitsjad lõid vähemalt ühe oma värava, sest nemad rõhutasid siin kriminaalasjas, et kui Kelly küsib nüüd MTÜ-lt tagasi enda sponsorrahasid, et MTÜ ei pea midagi Kellyle tagasi andma, sest kui MTÜ saab raha, nüüd see on MTÜ oma ja MTÜ võib kasutada seda põhikirjalistel eesmärkidel. Jah, õige, just nii. Ehk siis, mida tegi Tõnis laste varaga, andis selle lihtsalt MTÜ-le, kes nüüd võib teha sellega kõike, mis langeb tema põhikirjaliste eesmärkide alla. Minu arvates on oma värav, sest see ju kinnitab laste vara pööramist kolmanda isiku, MTÜ ehk kolmanda isiku kasuks. Kui sa ütled, et Kellil ei olegi õigust sealt MTÜ-st raha tagasi saada ja MTÜ võiski keelduda ja nad võivadki teha sellega kõike, mis läheb nende põhikirjalise eesmärgi alla, mis on väga lai, kohe jõuame selleni, siis sa ütled sellega, et Tõnis pööras laste vara kolmanda isiku kasuks. Ehk minu arvates on väga selge oma värav Tõnise kaitsjate poolt, aga noh, eks Tõnise tegevust ongi raske kuidagi loogiliste argumentidega kaitsta. Siin juures on ka oluline aru saada, et kuigi MTÜ nimeks oli Kelly ja Henry Sildaru suusaklubi, siis MTÜ põhikirja järgi oli selle eesmärgiks freestyle suusatamise edendamine ning arendamine Eestis, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi: sportlaste treening ettevalmistus ning võistlustegevus, spordi- ja heategevusürituste korraldamine, koolituste ja seminaride korraldamine, stipendiumite ning toetuste väljaandmine. Pange tähele, mitte sõnagi ei Kelly ega Henry Sildaru kohta. Need põhikirjalised eesmärgid määravad ära, milleks võib MTÜ raha kasutada. Ehk seda raha, mis sinna läks, võis kasutada ükskõik milleks, mis selle eesmärgi alla läheb. Iga jumala vigursuusataja, freestyle suusataja oleks võinud sealt saada rahasid, toetust, mida iganes. See oleks läinud põhikirjaliste eesmärkidega kokku. Ja Tõnise enda kaitse rõhutas kriminaalmenetluses, et ega MTÜ-l ei ole ju kohustust mingi ühele kindlale inimesele see raha välja anda, isegi kui MTÜ tegevus lõpetab, et nad ei pea seda Kellile andma, kuigi raha tuli Kelly nimel sõlmitud lepingutest. Ehk sisuliselt alajaline laps pandi tööle, et mingi temaga mitte seotud MTÜ saaks 100 000 ja siis näidati talle keskmist näppu, et sa ei pea midagi tagasi saama. Väga loogiline. Ja sponsorlepingud olid sõlmitud laste nimel. Enamjaolt me räägime Kelly sponsorlepingutest, mõni sponsorleping oli ka Henry nimel ja seda on lepingust endast näha. Lepingu pooleks on sportlane, Kelly Sildaru, keda esindab seadusliku esindajana Tõnis Sildaru, sest Kelly oli alajaline. Laps ei saagi ise seda teha. Siin vanem esindabki teda. Tõnis samas valetas Kellyle, et kõik lepingud on Tiim Sildaru nimel. Tiim Sildaru leping on Tiim Sildaru nimel täna. Kõik lepingud on Tiim Sildaru nimel. Aga ei olnud. Lepingud ei olnud Tiim Sildaru nimel, sest asja nagu Tiim Sildaru polnud olemas ja tuleb välja, et ka selle MTÜ rahad ei olnud kuidagi Tiim Sildaruga seotud, sellepärast et kui Tõnis siis selle pereäri varade jagamist taotles kohtult, väitis, et meil oli seltsing, siis ta isegi ei maininud seda MTÜ-d. Tõnise kaitse kriminaalasjas ütleb, et kuule, sorry, see raha, mis seal MTÜ-s on, ega Kellil mingit õigust pole seda saada. Nagu. Sellega ütleb meile Tõnise kaitse sisuliselt, et Tõnis Sildaru kinkis Kelly Sildaru vara MTÜ-le. Lihtsalt andis ära. 100 000, palun. Laps teenis terve lapsepõlve alates vanusest 5 pereäri, aga las see MTÜ saab 100 000. Ja noh, kuna Kelly sealt MTÜ-st raha enam kätte ei saanud, siis sellepärast esitaski tsiviilhagi MTÜ vastu. Kriminaalmenetluse raames saab esitada ka tsiviilhagi. Sellest ma olen varasemates videotes rääkinud, ma täna ei hakka seda kordama, point on selles, et sellepärast selle hagini jõutigi. Et MTÜ ei andnud ta raha tagasi ja Tõnise kaitse ütleb siiamaani, et ega ei peagi andma. See on ju MTÜ vara. Kes selle MTÜ varaks pööras? Tõnis. Ja seda täiesti vastuolus lapse huvidega. Miks oleks pidanud Kelly tahtma, et tema töö ja vaevaga saadud raha lihtsalt kingitakse mingile MTÜ-le? See on absurdne. Ja noh, MTÜ on juhtumisi Tõnise kontrolli all ja muidugi kõik, kes nende MTÜ-dega seotud olid, eks kõigil oli mingi raud tules, käsi mängus. Näiteks MTÜ Kelly ja Henry Sildaru suusaklubi juhatuse liikmeks oli selle loomisest alates 4. juunil 2014 kuni siis 12. november 2024 oli Mart Nöps. Alates 12. november 2024 pandi sinna MTÜ-sse juhatuse millegipärast Henry Sildaru, siis Tõnise ema ja Tõnise vend. Ja ma olen meedias juba selle kohta kommentaari andnud, aga kordan siin uuesti, et palun mõelge selle peale. Miks pandi Henry Sildaru sellise MTÜ juhatusse, mis on juba kohtu all? MTÜ oli juba ammu kohtu all antud ja nüüd peab noor sportlane minema sinna MTÜ-sse, mis on kohtu all. Muidugi hästi tore saab sellise täiusliku pildi, kuidas vaadake vaene noor sportlane Henry Sildaru on kohtu all. Tal pole mingit pistmist selle kohtuasjaga või noh, poleks olnud, kui ta poleks selle MTÜ juhatusse läinud. Kelle kuradi mõte oli see, et noor sportlane ja ta oli just 18 saanud. Henry Sildaru sai au siis 2024 18 novembris läheb ta selle MTÜ juhatusse
mis on kohtu all. Kusjuures sinna MTÜ-sse ei laekunud pärast aastat 2019 enam midagi, mis tähendab, et Henri sponsorrahad ei laeku sinna, samas Henri ei ole mitte ühegi teise juriidilise isiku juhtorganis kuskil või isegi ei tundu, et oleks seotud. Ehk kui argument oleks, et näed, et Henri pandi siia MTÜ-sse juhatuse liikmeks, et ta eviks kontrolli siis ise oma sponsorrahad üle, sest seal on tema mingeid rahasid ka. See oleks loogiline argument siis, kui ta oleks ka kuskil veel juhtorganis, kuhu tema rahad pärast seda hakkasid laekuma. Samas näiteks ei ole Henri juhatuse liige MTÜ Spajoka, kuhu siis Sõõrumaa kutsus üles tema sporditoetuseks rahasid kandma. Seal on tegelik kasusaaja hoopis vanaisa Kalev Sildaru. Need on jumala ausad küsimused ja mitte keegi pole mulle mitte ühtegi argumenti suutnud esitada selle kohta, et mis kuradi lükkes oli panna noorsportlane just 18 saanud poiss sellise MTÜ juhatuse, mis nüüd on kohtu all. Mine käi nüüd isaga kohtuistingutel kaasas, sest neil on ju see 365 päeva aastas koos. Ja kas siis ei saa ja vaata, kui ilus pilt, kõigil on Tõnisest kahju, sest näe, Henri on ka kõrval. Aga ühesõnaga Mart Nöps, kes oli seal juhatuses enne, kui 2024 novembrisse vangersus tehti juhatuse liikmetega, ega temal on ka omad huvid siin mängus. Näiteks 2021 aastal laekus Suusaliidule arve OÜ-lt Germandia, mis on seotud selle sama Mart Nöpsiga ja Henri palus selle Suusaliidult tasuda siis tema sponsorrahadest ja seal oli 2000 eurot arve, ühe iPhone'i ja 3 Apple kella eest. Üks neist Pink Sand toonides. Ma pakun, et see Pink Sand ei olnud mõeldud ei Henri ega Tõnise jaoks, aga kes teab, aga niimoodi need sponsorrahad põlevadki, kõik saavad manti ja onu Mart saab manti müüa. Aga sigadustele aitas kaasa ka inimesi spordiorganisatsioonide seest, näiteks Tõnu Seil. Suusaliidu kunagine peasekretär. Kelly Sildaru kontole laekus kuni aastani 2019 Suusaliidust ettevalmistusstipendium. Kui aga Kelly otsustas isaga koostöö lõpetada, siis ühtäkki ei laekunud talle enam seda ettevalmistusstipendiumit tema kontole. Ja kui Kelly ja Henri ema küsis Tõnu Seili käest, et mis värk on, et Kellile ei ole laekunud seda ettevalmistusstipendiumit, siis Tõnu Seil valetas Lilian Talvingule. Valetas, et seda raha ei olegi makstud. Lilian kirjutab 24. septembril 2019 Tõnu Seilile. Tere, kas Kellile enam stipendiumit ei laeku? Henril on tulnud, aga Kellile mitte. Tõnu vastab, tere, kantakse, see kuu tuleb, kas Tõnis ei tea? Lilian vastab, Henrile juba tuli see kuu, kas Kellile kantakse siis hiljem või pead silmas järgmisel kuul? Tavaliselt tuli neile alati mõlemale sama aegselt. Miks seekord nii? Tõnu vastab, ma lennuki peal, räägin raamatupidamisega ja mingi aeg saan kirjutada uuesti. Ok, Lilian vastab siis, et pööle üles, okei. Tõnu siis ütles talle, et ma räägin raamatupidamisega. Mis siis edasi saab? 30. september. Ligi nädal hiljem kirjutab Lilian uuesti, et hei, oled miskit targemaks saanud, Tõnis pole mulle midagi rääkinud. Tõnu Seil ei vasta. 9. oktoobril kirjutab Lilian uuesti, tuletan ennast meelde. Ja Tõnu vastab, tere Lii, sorry, valmistan üldkogu ette, millal te tagasi? Soov on teha konkreetne kokkulepe teiega, kuhu ja mil moel EOK ettevalmistust Kellile ja Henrile kanda, et oleks selgus. Praegu olen pannud holdile ehk pausile siis. Kas nii sobib? Mis on huvitav, sest seni maksti seda kogu aeg Kelly kontole, aga nüüd järsku enam ei saa Kelly kontole kanda või? Aga okei. Lilian vastab siis, et EOK oma tuli ju Suusaliitu, kas ei olnud nii? Ja Suusaliit maksis ise kummalegi ja see kogu aeg toimis kuni septembrini, välja arvatud Henri. Et Henril toimis edasi, Kellil ei toiminud. Henrile maksti Suusaliidust tavapäraselt stipendiumi, mida Kellile millegipärast enam septembris ei laekunud. Selles on mu küsimus. Kuhu Kelly oma äkki kadus? Varasemalt oli kokkulepe täitsa olemas ja kõik toimis. Tõnu vastab. Ei kadunud kuskile, on olemas, aga vaja otsustada, kelle kontole edaspidi. Ei taha kinni hoida, fikseerime kirjalikult on minu ettepanek, et oleks pilt selge. Kas järgmine nädal Eestis? Lilian vastab. Oleneb kes, mina juba praegu. Viimased 16.10, Kellil ju kadus või vähemalt tema arvele enam ei tulnud, võib-olla läks kusagile mujale. Tõnu rahustab teda. Ei kadunud, me ei teinud kannet septembris, mujale kindlasti ei ole läinud, tahame olla korrektsed nendes asjades koos EOK-ga. Oktoobris peame kokku leppima, kuidas me nii septembri kui edaspidi teeme. Selleks tuleb kokku saada, kas sportlasega. Ja Lilian vastab, Kellil ei tehtud kannet, aga Henrile tehti septembris, millest äkitselt selline muutusotsus. Ja see on jumala õige küsimus, sest kui Henrile saab samamoodi edasi kanda, nagu vanasti tema kontole, miks ühtäkki Kellile ei saa, aga asi on veel hullem. Tõnu Seil konkreetselt valetas, sest need ülekanded tehti. Pakkuge kellele. 19. august 2019 kantakse Tõnis Sildarule 3000 eurot Kelly ettevalmistusstipendiumit. 4. september 2019 kantakse uuesti Tõnis Sildarule 3000 eurot Kelly ettevalmistusstipendiumit. Ehk selline tore kokkumäng Suusaliidu ja Tõnis Sildaru vahel, mis on täiesti haige. Kellile lihtsalt ei makstud enam tema ettevalmistusstipendiumit. Henrile maksti kenasti edasi ja öeldi, et Kelly puhul on nüüd kuidagi eraldi vaja reeglid kehtestada. Ja see raha läks lihtsalt Tõnisele. Aga et te saaks aru, et miks on oluline, et omad joped oleksid kenasti puldis seal organisatsioonides, sest siis saab
selliseid vangerdusi teha. Ehk väga oluline on, et ebamugavad inimesed ei oleks tähtsatel kohtadel. Ja kui ma ütlen ebamugavad inimesed, siis ma pean silmas selliseid inimesi, kes hoolivad eetikast, moraalist, seadustest, kes peavad reeglitest kinni ja nii. Aga olles nüüd Suusaliidu juures, jõuame ka selle päevarahade teemani, mis küttis kirgi ja ma teadsin, et see nii läheb, sest sõna päevaraha kõlab nii süütult, kuni sa ei mõtle tervikpildi peale. Kui sa mõtled tervikpildi peale, siis see ei tundu üldse enam nii süütu. Eelmises videos selgitasin teile, et perioodil 2015 kuni 2019 ehk sel ajal, mil Tõnis pani tütre kontolt üle 400 000 tuuri, võttis 10 000 sularahas välja. Ta sai igasuguseid toetusi, preemiaid ja sai raha Suusaliidult. Ja ma selgitasin teile, et ta sai keskmiselt ühes kuus 2500 neto. See on kordades rohkem kui toonane keskmine netopalk. Okei, lõpus vist 2 korda rohkem, aga alguses kordades 3 korda rohkem. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas see sissetulek kujunes, kuidas ma jõudsin selleni, et 2500 eurot neto ühes kuus, siis sellel perioodil 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 5 aasta jooksul netosummades, eks me räägime netost, sai päevarahasid Tõnis kokku umbes 77 000. Kõige suurem osa tema sissetulekust olid päevarahad. Töötasusid, mis olid miinimumpalgu ulatuses, tagasid ravikindlustuse, need jäid sinna suurusjärku umbes 19 000 eurot. No siis ta sai preemiaid EOK-alt, treeneritöö eest umbes 50 tonni, kultuurkapitalit sai 3 tonni, järgmisel aastal sai veel tonni, aga seda ma siia ei pannud, sest see oli järgmine aasta. Ja siis ta sai 2019 augustis ja septembris veel Kelly ettevalmistusstipendiumi rahad järsku oma kontole, kuigi varasemalt läksid need alati Kelly kontole. Ehk sealt veel 6 tonni, see on kõik neto, ehk umbes 154 000 eurot neto kokku selle 60 kalendrikuu peale. Ja kui me jagame siis selle 154 000 60-ga, saame umbes 2600 eurot neto kuus. Okei, tegelikult oli 2600. Ma vist ma ei pannud viimati neid Kelly ettevalmistusstipendiume sinna hulka, mistõttu ma ütlesin 2500, kui me sellega loeme. Ja miks me ei peaks, sest ega Kelly spordile see ei kulunud enam, sest nad ei teinud enam koos sporti. Aga kui me selle 6000 ka sinna juurde paneme, siis tuleb umbes 2600 eurot neto kuus. See 2600 tuleb siis ümardades sadades üles poole. 2566,666666667. Kui väga täpne olla. Ma loodan, et see tõmbab natuke pildi selgemaks päevarahade teemal, aga arusaadav, et jätkuvalt sõna päevaraha võib tekitada segadust. Meil oli ka kanali sõpradega vaidlusi sel teemal, et mis ikkagi on päevaraha, mis ei ole. Ja probleem on selles, et inimesed enamasti, kes kuulavad sõna päevaraha, nende jaoks on mingi lisa tavapärasele töötasule, sest reeglina me ei räägi ju miinimumpalgasaajast, kes nendel välislähetustel käivad. Aga siin me peame arvestama sellega, et see ei ole tavapärane olukord, see ei ole tavapärane palgatöötaja, kes käis kuskil välislähetusel, kus ta aegalt käib. Ei, Tõnis Sildaru on ise öelnud, et mingitel aastatel nad olid välislaagrites 6 kuud aastast, pool aastat. Nimelt ütles Tõnis Seltsingu hagis, et Tiim Sildaru Seltsingu viimastel aastatel treeniti lausa 6-8 treeningut nädalas ning treeninglaagrites välismaal viibiti alates 2016. aastast umbes 6 kuud aastast. Näiteks aastal 2017 viibisid Tõnis, Kelly ja Henri välismaal treeninglaagrites ja võistlustel kokku 197 päeva. Ehk see ei olnud mingisugune niisama välislähetus. Muideks, pange tähele oma kohtukõnes ja ka täistunisaates ja üleüldse pärast selle Seltsingu hagi esitamist. Avaliku sees on Tõnis rõhutanud seda, et ei, neil ei olnud üldse nii retsitrenn ja see oli kõik nii mõistlik ja nii edasi. Aga Seltsingu hagis, kus ta üritab näidata, kui suur oli tema kui treeneri tööpanus, siis ta rõhutab seda, kui palju trenni tehti. No ikka sitaks palju, et igal pool on vastuolud. Aga ma tõin küll eelmine kord teile juba näite sellest, kuidas ühe välislaagri eest sai Tõnis Sildaru päevarahasid kokku summas 8700 eurot neto 2 kuuest. 8700 eurot neto 2 kuuest. Ja ometigi nimetasid mõned inimesed pärast seda päevarahasid kohvirahaks, mitte kommirahaks, kohvirahaks. Minu meelest oli see täiesti absurdine välja, kui ta ütleb, et tema sissetulek oli 2500 eurot kuus koos päevarahadega. Andke andeks, päevarahad makstakse inimesele, meie saame ju ka päevarahasid, kui me oleme komandeeringus ja me saame tõesti väga palju päevarahasid, kui me oleme näiteks olümpiamängudel pikkades komandeeringutes. See ei käi palga sisse, see on mõeldud selleks, et me saaksime kõhu täis seal samas ja kohvi joodud seal samas komandeeringus. See on absurd. See teema on täitsa absurdne, minu arust selle teemaga võiks nüüd see proua natuke nagu tagasi tõmmata. Ma annan selle väärarusaama neile andeks. Sellepärast, et see ei olegi võib-olla ilmselge, kui sa ei süvene faktidesse. Alustades sellest, et pool Tõnis Sildaru sissetulekust selle 5 aasta jooksul 2015 kuni 2019 pool tuli päevarahadest. Ärge unustage, et lisaks sai Tõnis ka MTÜ-st Kelly ja Henri Sildaru suusaklubi aastate jooksul ligi 100 000 eurot.
seda ma ei loe tema sissetulekute hulka, sest ma super heatahtlikult eeldan, et see läks päriselt spordi alla. Kuigi kes seda teab, sellepärast et MTÜ oli ju sisuliselt Tõnise kontrolli all. Seda teavad ainult MTÜ juhatuse liikmed, et mille eest tegelikult Tõnisele sealt MTÜ-st 100 000 välja liigus. Aga ma ütlen taaskord heast tahtest, tõlgendan selle asja siin Tõnise kasuks ja ütlen, et see 100 000 võiski kõik minna spordile. Näe, spordiks oli raha. 100 000 tuli tal MTÜ-st, väga tore, aga lihtsalt hetkeks mõelge taas tervikpildile, kui palju see kõik kokku on, mis tema kontrolli alla läks. Aga alustame sellest, et kõik raha, mis ta sai Suusaliidust, tuli ju sponsorrahadest. See tähendab, et kui oleks makstud ja maksti siis miinimumpalga pealt ka tööjõumakse, ka see tuli sponsorrahadest. Nii et on arusaadav, et seal sooviti seda raha optimeerida, et ei peaks liiga palju sponsorraha ära maksma riigile, maksudeks. Ja mina ei hakka täna siin teiega arutlema, kas sportlased peaksid üldse sotsmaksu maksma, sest neil tõenäoliselt ei lähe kunagi elu jooksul arsti vaja ja kui on vaja, siis lähevad erasse niikuinii ehk nagu võib-olla nad ei peaks ju panustama. Kui see ei olnud arusaadav, siis see oli kergelt sarkastiliselt öeldud. Aga mina teiega täna selle üle ei arutle, kas üldse peaksid sportlased maksma makse. Arutage omavahel seda teemat. Ma olen võrdlemisi kindel, et osad teist arvaks, et spordis on kõik lubatud, aga selles loos ei ole see maksude optimeerimine see probleem, millest ma räägin. Maksude optimeerimisele mina mingit moraalset hinnangut siin ei anna, vaid mina räägin sellest, et see, mis siin tehti, ei olnud laste parimates huvides. Nagu uuesti, mis on päevaraha? Kas päevaraha on lihtsalt kohviraha või on 77 tonni 5 aasta jooksul enamat kui kohviraha? See ei käi palga sisse. See on mõeldud selleks, et me saaksime kõhu täis seal samas ja kohvi joodud. Ma ei tea, mis kokkulepped ja skeemid on Jaan Martinsonil Delfiga näiteks, kuidas ta oma palka saab, mis komponentidena ja nii edasi. Ma eeldan, et tema palk ja raha ei sõltu sellest, et mingid välised sponsorid Delfi raha maksaks või midagi sellist, ehk see ei ole võrreldav. Aga ma eeldan, et Jaan nagu paljud teised on tavaline palgatööline, kelle jaoks tõesti välisreisi päevaraha on selline väike lisa. Aga kui me vaatame nüüd Tõnis Sildaru sissetulekute proportsioone, siis siin ei ole tegemist väikse lisaga. See on pool kogu temast sissetulekust. Mistõttu ma küsin, et kui sa nüüd seda üldseisu vaatad, Jaan, ma räägin nüüd otse meestega podcastis, meil on nüüd kahekõne tekkinud selline parasotsiaalne suhe, tere, ma tervitan. Kas see tundub ikka veel kohviraha? Muideks iga kord, kui ma kuulen seda podcasti nime Mehed ei nuta, siis ma mõtlen, et jumala eest, inimesed, mehed, palun poetage pisar. Nagu palun, mehed, nutke, see on teaduslikult tõestatud, et nutmine on väga hea stressi ja pinge maandamise viis. See on täitsa loomulik ja tervislik viis stressi maandamiseks. Palju parem kui rusikatega vehkimine. Palju vähem kahjulikke tagajärgi. Nutke terviseks, mehed. See selleks tulles tagasi päevarahade teema juurde, siis raha on raha, tulu on tulu ja päevarahad on ka tulu. Aga on üks väga oluline erisus töötasu ja päevarahade vahel, kui me räägime välislähetusest, mis võib olla spordilähetus, mis on spetsiifiline mõiste spordiseaduses, selleni kohe jõuame. Mis nende kahe erisus on? Töötasu versus päevarahad. Kusjuures mina ei teadnud seda enne, mul pole olnud vaja teada, sest ma ei ole olnud kellegi tööandja, kes käiks välislähetuses, et ma peaks teadma, kuidas seda maksustatakse. Ja ma arvan, et äkki mehed ei nuta ka ei tea seda. Õpime koos midagi uut. Välislähetuse päevarahasid saab teatud piirini maksta täiesti maksuvabalt. See piirmäär on kehtestatud tulumaksuseaduses ja see on ajast tõusnud. Kas keegi teist on näiteks selle peale mõelnud, et miks Tõnis Sildaru ainult miinimumpalka sisuliselt Suusaliidus sai? Miks ta rohkem ei saanud? Sest ma tuletan teile meelde, eelmine video mainis seda juba, aga aastal 2021 laekus siis väidetavalt Henrilt, 15-aastane Henri Sildaru, kelle kontolt vähemalt laekus kiri Suusaliitu, siis tema ütles, et isa peaks saama 3500 eurot netopalka. Ja e-kirja manuses oli siis tabel, mis näitas, et tegelikult nad tahtsid, et Henri sponsorrahadest liiguks Suusaliidust välja iga kuu 6 tonni pluss käibekas arvega. Ja kui arvega ma eeldan, et MTÜ-sse, kui MTÜ-sse ma eeldan, et MTÜ-sse Paeoka, sest ma ei tea, et seal oleks veel meid keha vahel. Ja muideks Tõnis Sildaru oli MTÜ Paeoka tegelik kasusaaja täitsa alguses. See on äriregistrist nähtav. Ehk miks üldse Tõnis ainult miinimum sai? Toleks võinud ju juba toona rohkem küsida, miks ta ei küsinud? Ja mina ütlen teile, kõige suurema tõenäosusega on vastus maksud, sest töötasu pealt oleks pidanud ju makse maksma. Mida rohkem tasu saad, seda rohkem tuleb maksta sotsiaalmaksu ja kõike muud ja see kõik oleks olnud sponsorite rahadest. Samas päevarahasid sai maksta maksuvabalt, aga teatud piirini. Ja ma tuletan meelde, ühel juhul sai Tõnis Sildaru 2 kuuse välislähetusest, spordilähetusest, välislaagri eest 8700 eurot neto peo peale. Täiesti maksuvabalt. Tavaliselt peab välislähetuses päevaraha saamiseks olema päevaraha maksjal saajaga töö- või teenistussuhe. Spordilähetus on erand. Spordilähetus on selline eriline loom, et seal ei ole päevarahade maksmiseks vaja, et oleks töö- või teenistussuhe. Et ei olnud vaja, et Kelly või Henri oleks töö- või teenistussuhtes Suusaliiduga. Ehk see on esimene asi. Sa saad väiksed lapsed kaasa võtta
ja sa saad kõigi nende pealt maksimum ulatuses maksuvabastust kasutada päevarahade osas. Ehk selleks, et aastal 2016 saada 8700 eurot neto päevarahadena välislaagri eest, mis kestis umbes 2 kuud, oli vaja esiteks 3 inimese päevarahasid, teiseks kõigi 3 päevarahasid maksimum maksuvaba piirmäära ulatuses ja kolmandaks, me räägime aastast 2016, tänaseks on need piirmäärad kõrgemad, lihtsalt teadmiseks. See ei sobinud loetelus kolmandaks, aga oli, nii läks. Aastal 2016 oli niimoodi, et kuni 15 päeva lähetusest võis maksta 50 eurot, kuni 50 eurot maksuvabalt ja siis ülejäänud päevadel kuni 32 eurot maksuvabalt. Ja tänaseks on see siis juba 75 eurot saab maksta maksuvabalt ühes päevas, kuni 15 päeva kuus ja siis edasi 40 eurot maksuvabalt. Ja kui me vaatame seda Uus-Meremaa näidet, siis siin on näha, et Kelly, Tõnis ja Henri kõik said täies ulatuses täpselt eurose täpsusega, täitsa ümarates numbrites, eks ole, täiesti maksimum määras seda maksuvabat päevaraha. Ehk Tõnis Sildaru sai laste pealt sama palju nagu enda pealt päevaraha, mis tähendab, et näiteks see, et Henri, kes oli toona 10, Kelly oli 14, Henri oli 10, Tõnise enda kirjelduse järgi oli Henri karjäär oli pausil, tema roll oli seal siis suuski määrida, abitreener olla, mis iganes veel teha. Põhirõhk oli Kellil, seda on Tõnis korrutanud nii enda kohtukõnes kui ka selles 2020 seltsinguhagis. No küsimus, miks pidi 10-aastane Henri olema kooliajast 2 kuud treeninglaagris? Sest Tõnis Sildaru enda kohtukõnes, sõna avalik, ta levitas seda igal pool läbi enda selle Facebooki lehe. Ma tsiteerin, Tõnis Sildaru kohtukõnes oli kirjas nii: minu perepalvel, paus, tuleta meelde, ta nimetas ennast Tiim Sildaru kapteniks, ehk tema otsustas. Mina olen Tiim Sildaru kapten ja mina otsustan. Siin on minu perepalvel tegelikult, olgem ausad, Tõnis määras. Nii, minu perepalvel jäi aastateks Henri karjäär pausile, aitamaks olla just see oluline lüli Kelly Sildaru treeningutel võistlustel. Ja ma olen enne küsinud ja küsin uuesti, miks pidi Henri teenima seda pereäri, miks pidi Henri teenima õe karjääri, miks pidi Henri karjäär pausil olema? Kui Kelly ütles isale, et kuule, Henri ei pea igal välisreisil kaasas olema, las ta läheb kooli, siis sellele ei reageerinud Tõnis eriti viisakalt. Ta ei pea tulema rohkem reisistele kaasa, ta ei pea rohkem mu suuski määrima. Mingi käigu seal koolis, ma ei tea, ma palkan endale mingi kuradi määrdemehe või ma ei tea, lasen kellegi oma suuski määrida. Fucking tõusik, et aitaks oma venda. Mis mõttes ma aitan oma venda, aitangi, saab koolis käia ju. Kuuleb või? Katus sõidab. Jälle sõidab, jah. Samas Tõnis ise korduvalt ütles, et Henri riskib sitaks oma haridusega. Sest Henri näeb pakki palju vaeva, pluss ta riskib oma elus sitaks sellega, et ta ei käi koolis. Tule sina võistled väärib eenuse suuski. Henri vaatab oma hariduses, ta käi koolis. Riskib sitaks. Ja muidugi riskib sitaks, kui ta ei saa koolis normaalselt käia, kui ta on kogu aeg välisreisidel. Ja miks ta pidi kaasa olema? Miks ta pidi pereäri teenima? Kes sellest kõige rohkem võitis? Seisuga 2019 algus oli absoluutselt kaheldamatult kõige suurem maraline võitja kõiges selles Tõnis Sildaru isiklikult. Ja isiklikult just. Ja loomulikult oli Henril samamoodi võimalus välislaagrites treeni teha, aga kas oli vaja 10 aastast, kes ei teinud veel professionaalset karjääri ja tema karjäär, nagu isa ütles, oli pausil, isa otsusel, kas see oli õigustatud? Ja nüüd mul on küsimus Erki Noolele, kuna talle meeldivad oleksid ja hüpoteetilised medalid, siis minu küsimus Erki Noolele, kui keegi tunneb Erkit, palun öelge talle küsimus edasi. Kui Tõnis Sildaru oleks lubanud Henril samaaegselt õega karjäärile keskenduda, kui mitu medalit võiks Henril tänaseks juba olla? Kui mitmest medalist me jäime ilma, sest Tõnis otsustas, et Henri karjäär peab pausile jääma, et teenida pereäri ja õe karjääri? Erki, ma ootan vastust e-posti aadressile tavakodanikust.naisterahvas.ee. Kusjuures huvitav on see, et seal seltsingu hagis, mille Tõnis aastal 2020 esitas, seal ta selgitas veel, et kui Kelly sai vigastuse, siis ei treeninud Tõnis Henrit ka. Seal on kirjas nii ja ma tsiteerin sellest hagist, mis on Tõnis enda esitatud hagi. Isegi ajal, kui Kelly oli vigastatud, viibis Tõnis koos Kellyga 2017 aastal ühes kliinikumis. Sellel ajal ei treeninud Tõnis tiimi teist liiget Henrit. Kelly vigastus oli sedavõrd oluline, et kogu hooaeg jäi vahele ning ka olümpiamängudel osalemine. Kelly vajadust viibida vigastuste tõttu kliinikumides, näiteks Tartus, tuli aja jooksul ette korduvalt, mis kõik tähendas Henri treeningute ärajätmist. Öelge mulle, kas see on loogiline? Kas on aus Henri suhtes? Minu arust küll ei ole. Tõnis kirjutab siin hagis veel, et, või tema esindajad kirjutavad tema nimel, et Henri suusakarjääri edendamine jäi alati sõltuma Kelly treeningutest ja võistlustest. Henri sai treenida ja osaleda võistlustel siis, kui Tiim Sildaru ei olnud parasjagu hõivatud Kelly treenimise, ettevalmistamise või võistlustel osalemisega. Ka mõlema lapse treenimisel jagunes Tõnise koormus treeningutel 8-2 Kelly kasuks ja Henri kahjuks. Kui Kellil oli võistlus tulemas, keskendus Tõnis alati tema treenimisele ning Henri sõitis treeningutel neil lihtsalt ise järgi või oli abitreeneri rollis. Kõiki võistluseid ja hooaegu planeeris Tiim Sildarus samuti üksnes Kelly järgi. Tiim Sildaru tegevuse tulemusena oli Kellil ettevalmistus tipptasemel võistlusteks juba väga noorelt ning ta võistles keskmiselt 5 võistlusel aastas.
siis Henri ettevalmistus jäi sellest oluliselt alla ning tema võistlustel osalemise arv piirdus 1-2 võistlusega aastas, kuid isegi seda mitte iga-aastaselt. Ja siin hagis on see esitatud kui selline kurb laul, et kui paljust Henri ilma jäi, mis reaalsuses peaks olema küsimus, et miks Tõnis nii tegi? Miks ta jättis Henri niimoodi tahaplaanile? Miks pidi Henri kogu karjäär ja kõik sõltuma Kellist? Ja ma küsin veel kord Erki Nool, et kui mitu medalit tegelikult võiks Henril täna olla, kui Tõnis ei oleks teda tahaplaanile jätnud? Aga loogikat Erki Noolelt oodata oleks liiast, sellepärast et kui ta kõigepealt ühes saates rääkis, et kui Kelly oleks ikka läinud olümpiale katkise eesmise ristati sidemega, siis 50% tõenäosusega oleks ta sealt medali toonud koju. Kelly Sildaru ei oleks läinud operatsioonile ja oleks üritanud ortoosiga võistelda, siis suure tõenäosusega, vähemalt 50% tõenäosusega, ta oleks saanud ka veel ühe medali. Ja selle arvelt siis omistab Erki Nool Tõnisele 3 medalit, kuigi ta on ainult ühe medalisti treener olnud medali saamise ajal, teine ei treenita ka enam ja 3. medalit pole olemas. Aga järgmises saates väitis juba ei, tegelikult tõenäosus oli 85%. 85% tõenäosus, et Kelly oleks saanud medali, kui ta oleks ikkagi läinud sinna olümpiale, et me peame ikka tähistama Tõnist kui 3 medali koju toojat. Kui oleks läinud operatsioonile ennem olümpiamänge, tugevdanud 2 kuud lihaseid, oleks suur, 85% tõenäosusega saanud medali. See tähendab seda, et meil on üks treener, kes on 3 olümpiamänge järjest tootud medali. Kelly võib perse minna, suvase Kelly, tähistame Tõnist ja seda hüpoteetilist medalit. Ja siis kommentaariumis keegi kirjutas mulle, et ta ei öelnud, et Kelly oleks pidanud minema, vaid et kui oleks läinud. Aha, mida see kokkuvõttes tähendab? Et ta kirjutab Tõnise arvele ühe medali, mis oleks tulnud Kelly elu ja tervise arvelt riskimisega. Seda ta ütlebki ju. Ja siin on super hea näide sellest aastast. Lindsey Vonn, ja ma hääldasin nime raudselt jälle valesti, ma vihkan eesti keeles rääkides ingliskeelsete nimede sõnade hääldamist, aga Lindsey Vonn läks aastal 2026 olümpiale sama vigastusega, eesmise ristati sideme vigastusega ja ta kukkus nii õnnetult, et ta on ise öelnud, et kui tema spetsialistist arst poleks kaasas olnud, kes oli iroonilisel kombel seal kaasas sellepärast, et tal oli see vigastus juba. Kui see arst poleks kaasas olnud, oleks Lindsey võinud oma jalast ilma jääda. And challenging injury I've ever faced in my entire life times 100. Basically, I had a complex tibia fracture. I also fractured my fibular head, my tibial plateau, just kind of everything was in pieces. Dr. Tom Hackett saved my leg. He saved my leg from being amputated. He did what's called a fasciotomy, where he cut open like both sides of my leg, kind of filleted open, so to speak. He saved me. And I always talk about everything happens for a reason, but if I hadn't torn my ACL, which I would have torn anyways with this crash, if I hadn't done that, Tom wouldn't have been there. He wouldn't have been able to save my leg. Ehk Erki Nool arvab, et Kelly Sildaru oleks pidanud 16-aastaselt võtma sellise riski. Või nagu mõni inimene üritas seda Erki Noole musta paska siin valgeks rääkida, et Erki ei öelnud, et ta peab minema või ta pidi minema või pidanuks minema. Ta lihtsalt ütleb, et kui ta oleks läinud, siis oleks ju tegelikult põhimõtteliselt 3. medal Tõnise nimel, just Tõnise nimel, eks ole, mitte laste nimel, Tõnise nimel. Aga mis oleks selle hind olnud? Selle hind võinuks olla täpselt sama rets nagu see, mida maksis Lindsey Vonn ja võib-olla et veel retsim. Aga Erki Nool arvab, et suva 16-aastane kukub vigaseks, kaotab jala, aga medal oleks tulnud. Ja selle medali me peaksime Tõnise arvele kirjutama. Muideks, kes veel otsi pole kokku pannud, siis selline hülgepask on täpselt põhjus, miks Kelly venna medalivõidule niimoodi reageeris, osutades, et Henris on sinu medal ja sinu võit. Sest kõik teised kirjutavad kõik Tõnise arvele. Sportlased, kes reaalselt riskivad oma elu ja tervisega. Suva, need olgu vait ja olgu tänulikud, et nad üldse olemas on. Aga Tõnis, kurat, see on mees. See on mees. Mingi allergid. Okei, nüüd me kaldusime päevarahade teemast küll kuidagi väga kaugele, mina kaldusin teie pole milleski süüdi. Mis mu point tahtis olla? Kuidas see kõik kokku tuleb päevarahade osas? Mõelge nüüd selle peale. Uus-Meremaa laagri eest. 2 kuud umbes sai Tõnis 8700 eurot neto. Täiesti maksuvabalt kätte, sest et päevarahasid arvestati 3 inimese pealt maksimumulatuses, nii palju kui täiesti maksuvabalt sai välja maksta. Ehk selle eest, et 10-aastane Henri oli 2 kuud välislaagris, kuigi tema karjäär ei olnud seal üldse relevantne, eks ole, tema oli seal kõrvalmängija, taustamängija, mida iganes. Mis asi oli? NPC või? Tõnise käsitlus, mitte minu väide. Tõnise väited tema seltsingu hagis. Mina lähtun siin Tõnise väidetest, mis tema ise kohtule esitas, rõhk oli ikkagi Kelly karjääril, Henri lihtsalt seal määris suuski ja mida iganes, aga ometi ta pidi 2 kuud olema välislaagris kaasas ja juhtumisi teenis Tõnis Sildaru selle pealt 2900 eurot.
Aastal 2016, mil keskmine netopalk oli 918 eurot kuus, sai Tõnis poja välislaagris olemise eest 2900 eurot neto 2 kuu peale, ehk siis 1 kuu eest umbes 1450 euri. Oluliselt rohkem kui keskmine netopalk. Puhtalt selle eest, et poeg oli välislaagris kaasas. Ehk see, et ka Henri Pereris tööle pandi, ei olnud mitte lihtsalt kulude kokkuhoid, nagu Tõnis ka seda sisuliselt presenteeris seal Seltsinguhagis, et abitreener ja nii ja Määris Suusk ja nii, kõik teenused, mida saaks ju ka sisse osta, aga kui sa ei osta, siis hoiad raha kokku. Ta tõi raha sisse isale nende meeletute päevarahadega. Tuleta meelde, need päevarahad olid põhimõtteliselt pool Tõnise sissetulekust. Ei, täpselt pool, kui ma vaatan seda tabelit sellel perioodil, nende 5 aasta jooksul. Ja kui te nüüd mõtlete, koha peal on ju kulud, värgid, särgid, kas te arvate, et nad käisid restoranis iga õhtu? Nagu Jaan Martinson tõi näite, et ma olin mingi Monacos õhtul, tahtsin süüa, pidin restorani minema, ma ei saa seal 2 euro eest sööduks. Ega selline pere, kes on mitu kuud spordilaagris, ega nad iga õhtu restos ei käi. Seda, mida isa toiduks pakkus, seda võite Kellilt endalt uurida, mida neile seal söögiks anti, aga võrdleme numbreid. Uus-Meremaa Statistikaameti järgi oli toona 2016 oli $214 nädalas, oli terve pere toidukulu, 2 suurt pluss 2 väikest. Kuigi siin oli 1 suur ja 2 väikest ainult, siis statistiliselt kulus $214 nädalas terve pere peale, kus on 2 suurt ja 2 väikest. Nüüd see kurss oli toona umbes 0,6302 ehk see 214 Uus-Meremaa dollarit oli umbes 138 eurot, oleks kulunud 2 suure ja 2 väikese toitmisele nädalas, selline keskmine. Tõnis sai päevas 130 eurot selle laagri kohta. Ja nagu öeldud, siis 10-aastane Henri, kes ei teinud profikarjääri, mistõttu on täiesti arusaamatu, miks ta pidi kooliajast nii pikalt aega välislaagrites veetma. Oluline on ka see, et üks asi, mida Tõnis Sildaru seal Seltsinguhagis veel väitis, oli see, et tema tegi nii palju, Tõnis tegi nii palju, et vaata Kellil. Ta käis, vahepeal tegi trenni ja siis oli vaba aeg. Muu oli Kelli jaoks vaba aeg. Mis on huvitav, sest lastel on Eestis ju koolikohustus, nüüd on vist õppimiskohustus, mingi nimemuutus, jälle hästi vajalik nimemuutus toimus, aga sel ajal kindlasti oli asja nimi koolikohustus. Kelli ja Henri olid koolikohustuslikud lapsed. Kehtib või? Joo, nämä tulevat välikäyttäjille. Etuskohdasta tähtiä sitten. Joo. Mitä on todella vartaan? Kap. Mistä siinä ütleb kap? See on B. No ongi selle. Aga kuidas I on? I on nagu N. Nagu N. I on nagu N, tagurpidi N. Lisaks sellele, et kogu pere sissetuleku surve, tegelikult ema käis palgatööl, ema käis kuni 2019 palgatööl, mil ta mitte enda tahte pärast sellest tööst ilma jäi, aga kuni selle ajani käis ema palgatööl, mistõttu ta ei saanud ka välislaagrites kaasas olla, sest palgatöölised ei saa nii palju puhkusepäevi aastas. Aga isa jaoks oli Kelli ainus sissetulekuallikas ja lisaks pidi ta ka venna õppetööga tegelema reisidel ja ka enda õppetööga. Ja nagu Tõnis seda ütles, siis Henri riskis sitaks. Sest Henri näeb palju vaeva, pluss ta riskib oma elus sitaks sellega, et ta ei käi koolis. Sina võistad päris Peetruse Suuski. Henri kahtub oma hariduses, tegi koolis. Ehk kui Tõnis ütleb, lastel oli kogu aeg vaba aeg, ise olid kuradi pool aastat laagris, terve aasta peale. Tõnis ise rõhutas seda Seltsinguhagis 1 aastal peaaegu 200 päeva. Sel ajal pidi Kelli tegelema nii enda õppetööga kui ka aitama venda õppetööga. Vaat see on ka hariduse saamise takistamine. See on ka majanduslik vägivald hariduse saamise takistamise mõttes. Aga kui nüüd keegi veel soovib väita, et neid päevarahasid ei tohiks Tõnise tuluks arvestada, siis ma ootan sisulisi argumente. Ma ootan sisulisi argumente, kuidas sa ei loe seda raha tema tuluks, vaata, mis summasid ta sai. 77 tonni 5 aasta peale. Pool kogu tema sissetulekust tuli päevarahadest. Ja ma selgitasin teile, miks neid päevarahasid oli hea maksta ja kuidas nii palju sai maksta. Tee spordilähetus, võta lapsed kaasa. Saad täie rauaga. Üks näide sellest, kuidas Tõnis üritas tütrest veel raha välja pigistada ka pärast seda, kui nende koostöö lõppes, on mul ka Varnast võtta. Kas on Varnast võtta? Vist on selline ütlus, ma loodan, et on. Aastal 2020 Kelli ja isa Tõnis Sildaru ei teinud enam koostööd. Ja siin huvitav ka see, et pärast minu eelmist videot küsis Delfi Tõniselt kommentaari ja Tõnise kommentaar oli põhimõtteliselt esiteks, Kelli oli lihtsalt Henri peale kade ja teiseks, salasalvestused on ebaeetilised. Need eetikareeglid, millele Tõnis viitab, isegi ei kehti veel. Need eetikareeglid võeti vastu 2024, need hakkavad alles sellel suvel kehtima, aga teine asi, kui reaalselt keegi teist võtab vaevaks, et lugeda seda reeglit seal, mille ta viitas, siis ilmselgelt see ei kohaldu olukorrale, kus inimene enda õiguste kaitseks vestlust teisega salvestab. Nii et lapsed, noored, kõik inimesed, kellele sellist paska keeratakse, nagu Tõnis keeras Kellile, salvestage aga oma vestlusi, kogu tõendeid. Puidu pärast ei usu teid keegi. Nägite ju, kui palju oli Kelli salvestustest kasu. Ilma nendeta pooled inimesed ikka veel ei saaks aru, mis toimus seal tegelikult.
nii et jumal tänatud, et ta salvestas. See selleks, see esimene pool Tõnise vastus, et et Kelly oli Henri peale kade. See on huvitav, sellepärast et Tõnis ometigi ikka veel sõltus Kellist ja üritas Kellist rahaliselt kinni hoida. 2020 märtsi alguses ja kui me vaatame ajajoont, siis see on aeg, mil Kelly üritas Tõnist välja saada sellest endal kuuluvast majast. Tõnis oli puukküürnik ehk ilmselgelt suusad olid väga ristis, aga välismaailm seda veel ei teadnud ju sellisel kujul ja üks inimene ühest ettevõttest kirjutas meiliaadressile info@sildaru.com, sest see oli see Tõnise kontrolli all olev meilikonto, mis kogu aeg oli MTÜ ja kõigi laste tegemistega seotud. Sinna kirjutas üks ettevõtte esindaja, et tere, kirjutan seoses Instagrami koostöö pakkumisega Kelly Sildarule. Olen see inimene sellest agentuurist ja me tegeleme nende brändidega. Ja siis on loetelu brände, kõik seda ma ei ütle teile, aga et ühel brändil on välja tulemas uus toode ja seoses uue toote turule tulekuga pakume Kelly Sildarule koostöövõimalust Instagramis. Näeme, et Kelly auditooriumi kaasamine Instagramis annab väärtusliku võimaluse levitada siis selle toote turule tulekut väärikas võtmes. Kuna selle uue toote nimi on selline, sobib see just Kellyle kui Eesti kõige kuldsemale sportlasele. Koostöö raames ootame Kellilt ühte Instagrami postitust koos story'ga, mis ta kirjeldab, milline see võiks olla ja nii edasi, millal see võiks välja tulla ja ta kirjutab lõpus, et ootame hinnapakkumist, mis võiks sisaldada ka ülevaadet auditooriumist. Kampaania lõpus ootame lühikest ja ülevaatlikku numbrilist raportit. Loodame, et koostööettepanek pakub teile huvi tervitades ja tagasisidet oodates. Mida see selles suhtes vaene inimene, vaene ta tõenäoliselt ei ole, kui ta selliseid brände esindab, aga vaene selles mõttes, et ta jäänud ootama vastust. See on siis 2. märts 2020. 4. märtsil, kui vastust pole tulnud, kirjutab inimene uuesti info@sildaru.com, et kirjutan, et küsida igaks juhuks üle, kas eelnev kiri on kohale jõudnud. 6. märts vastab Tõnis. Tere, tänan meeldiva võimaluse eest, jääksin ootama teiepoolset pakkumist, tervitades Tõnis. Mis on veider, sest see pakkumine just ütles, et palun ütle mingi hinnapakkumine, et nagu viska sina number välja, aga okei, Tõnis ütleb, ootan teie pakkumist. Siis 9. märts kirjutab uuesti see koostööpakkuja ja ütleb, et ma loodan, et esimene kiri jõudis ikka täies mahus kohale. Ja ta selgitab, et ma tegingi hinnapäringu, et kui palju maksaks selline postitus ja asi Kelly Instagrami kontol. Et kui olete nõus ja saaksite saata oma hinnapakkumise, siis loodan, et saame teha koostööd. Samal päeval vastab Tõnis. Tere, jääksime ootama siiski teie pakkumist, tervitades Tõnis. Ehk Tõnis ootab, et see koostööpakkuja pakuks välja mingi summa. Samal päeval 9. märts vastatakse, et sellisel juhul kas eurot ühe Instagrami postituse ja story eest sobiks ning kas teil on võimalik ka arvega maksta. Mis nüüd paralleelselt toimub? See oli nüüd 9. märts oli viimane suhtlus. Samal päeval 9. märtsi õhtul kirjutab Tõnis Kellyle. Hei, mulle pakub üks maiustus Insta postituse eest eurot. Kas oled huvitatud? Kelly küsib, mis asi? See sõnastus oli ka hea, pakub üks maiustus. Üks šokolaad kirjutas. Tõnis vastab, pole oluline ju, sobib koostööpartneritega ja nii edasi, poleks probleemi. Kelly on segaduses, vastab, et kes või mis, ma ei saa midagi aru. Tõnis vastab, pakutakse, et teeme Insta postituse eest, kas sobib, mis siin keerulist? Küsimärk, hüüumärk. See on selline kirjakeelne närbisoleku väljendus. Küsimärk, hüüumärk. Kelly vastab, millest teeme postituse? Ta ei saa aru, Tõnis absoluutselt detaile maini, nii arusaamatu jutt. Tõnis vastab, tootest. Kelly küsib, mis tootest? Tõnis vastab, sa saad ju aru, et kui ütled jah ja naised 50% ja mehed 50%, siis lähme edasi. Tõnis seab info andmise tütrele tingimuslikuks, ütleb, et lepime kokku kõigepealt, et 50% mulle, 50% sulle, alles siis ma ütlen sulle, mis pakkumine on. Ta ütleb mehed ja naised, aga Tõnis räägib siis enda ja alaealise poja eest. Kellise vastu on selleks hetkeks juba täiskasvanud, see on märts 2020. Kelly on värskelt täiskasvanuks saanud. Ehk miks peaks Kelly seda, nagu mis naised ega Kelly siis emaga kõike tulu ei jaga. Tõnis siis ütleb ühesõnaga 50 meile, 50 teile, siis lähme edasi. Kelly vastab, mis toode esiteks? Ja teiseks võid öelda, et las suhtlevad otse minuga. Ja Tõnis vastab, sa ju saad aru, et ei ütle, see konto on tiimi ja tulu ka. Eks anna siis teada, mis mõtled. Kelly vastab siis, et ma isegi ei tea, mis tootest jutt käib. Ja ongi kõik. Sinna see vestlus jääb. Ja mida vastab Tõnis sellele koostööpakkumisele? Ta vastab, tere, pakun Kellyt ja Henrit koos. Hinnaga pluss käibemaks, tervitades Tõnis. Jah, Kelly oli Henri peale hästi kade, samas tõendid näitavad, et Tõnis oli nii meeleheitel, et ta ei andnud tütrele ka koostööpakkumiste kohta infot edasi ja see on ka majanduslik vägivald. Kujuta ette, isa ei anna tütrele infot edasi, lihtsalt hoiab seda niimoodi kinni pantvangis ja siis üritab pressida koostööpakkujale, et teeme koos. Isegi kui Kelly oli juba täisealine, Tõnis üritas 10 küünega kinni hoida temast. Nii nagu ka näitas see kuriteokaebus Instagrami konto osas ja näitas ka hiljem kuriteokaebus Facebooki lehe osas. Ja loomulikult, kui Tõnisele laekus veel selliseid koostööpakkumisi, võis tal päris raske olla seedida, et ta ei saagi enam lapse pealt tulu teenida, sest kellele see tulu siis varem laekus. Ja ka selle kohta mul pole mingit infot, palju Tõnis sai rahasid näiteks sellistest Insta koostöödest. Mul ei ole selle kohta ülevaadet.
ma arvan, et Kelly ei tea ise ka, kui palju isa tema pealt niimoodi veel teenida võis või kuhu see raha läks. Kuhugi mujale ta läks kui Kellile, sest Kellile seda raha ei tulnud. Ja kui Kelly hakkas ise seda raha teenima, siis Tõnis sai nii kurjaks, et esitas kuriteokaebuse lausa nii kurjaks, et esitas siis 2025 veel uuesti kuriteokaebuse nüüd siis Facebooki lehe osas. Nüüd üks viimane selline haige etapp või nüanss või mida iganes tahk selles loos, mida avalikkus võib-olla ei ole kuulnud, võib-olla mõni teist on, aga ma eeldan, et ei ole, sest see asi oli loomulikult toona kinnine. Me räägime Henri Sildaru teovõime laiendamise kohtuasjast. Sel ajal ta oli alaealine, mistõttu see ei ole avalikult kättesaadav informatsioon, aga tänaseks ta on täisealine ja mina leian, et siinkohal seoses ka Tõnis Sildaru suhtes käimasoleva kriminaalasjaga ja inimeste mõistmatusega selle osas, et kui väga Tõnis Sildaru üritas kontrolli evida ka Henri üle ja tundub, et see on õnnestunud, on minu arvates õigustatud vähemalt väga üldiselt kommenteerida ka seda teemat. Mingeid detaile ilmselgelt ma ei hakka tooma, polegi vaja, aga lihtsalt, et te saaks üldpildi silme ette. Kui nüüd Kelly ja Tõnise teed hakkasid lahku minema professionaalselt ja kui oli selge, kui retsilt oli Tõnis Kellyt majanduslikult väärkohelnud, täiesti varast tühjaks kantinud ja tegi seda ka edasi pärast seda, kui hagi oli juba esitatud, üritas tütrist 10 kinni hoida, siis on oluline aru saada, et ta üritas pojaga veel sammu kaugemale minna selles mõttes, et kui Kelly ja Henri ema üritas siis Henri puhul vahele astuda, et Tõnis ei saaks Henri rahadega ka ükskõik mida teha, näiteks astus vahele siis, kui Tõnis soovis saada Suusaliidult 6 tonni pluss käibekas iga kuu treeneri teenuse eest, siis Lilian ei pidanud seda mõistlikuks, sest Henril ei olnud selliseid sponsorrahasid veel taga ja tundus ebamõistlik, et see kõik läheks lihtsalt kuskile Tõnise kontrolli all olevasse MTÜ-sse. Ta üritas vahele astuda ja muidugi võite ette kujutada, et Tõnisele selline asi ei meeldinud, et keegi üritaks pidurit tõmmata. Kuidas see seal siis kulges, oli umbes nii, et kui Suusaliidust hakkasid vaikselt osavad inimesed aru saama, et asi on mäda, nemad kusjuures ei teadnud selle kägistamise ja tagumise episoodi kohta aastast 2019, aga nemad nägid seda, kuidas Tõnis suhtles oma pojaga, mis olukordadesse ta poega pani, pidevalt lükkas poega pulti. See oli umbes see kirjeldus, mille ma inimeselt sain, kes pöördus siis lastekaitsesse. Aastal 2021 pöördus üks inimene Suusaliidust lastekaitsesse, et kuulge, see, kuidas see Tõnis Sildaru oma pojaga käitub, ei ole okei. Ja ta isegi ei teadnud selle kägistamise episoodi kohta. Paraku sealt edasi võttis asi hoopis teise pöörde. 2022 oktoobris laekus kohtule Henri Sildarult avaldus, et palun kohus laienda minu teovõimet. Henri oli sel hetkel 16-aastane. Ehk alaealine, mis tähendab, et mõlemad vanemad, kellel oli jätkuvalt mõlemal ka hooldusõigus, pidid varahooldust ka ühiselt teostama. Mis väljendus muuhulgas selles, et Suusaliit suhtles ka Henri emaga, kui hakati seal suuremaid mingi rahasid liigutama. Ja nagu öeldud, kui üritati Henri rahadest 6 tonni pluss käibekas iga kuu kuskile MTÜ-sse sokutada, siis Lilian ka vahel astus. Nüüd 2022 oktoobris siis ütles Henri Sildaru kohtule, et kohus palun laienda mu teovõimet, et ma saaksin iseseisvalt seda teha. Et ma ei vajaks enam vanemate nõusolekuid, et ma oleks selles ulatuses vähemalt justkui täiskasvanud seaduse mõttes. Ma ei hakka detailsemalt seda kogu asja kirjeldama. Point on selles, et kui sa soovid teovõime laiendamist, lapsed, alaealised, kõik on piiratud teovõimega. Kui sa tahad, et see ei oleks selles osas piiratud, saab seda erandkorras kohtu kaudu paluda. Selle võimaluse annab tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahv 5, mis ütleb, et vähemalt 15-aastase alaealise piiratud teovõimet võib kohus laiendada, kui see on alaealise huvides ja alaealise arengutase seda võimaldab. Sel juhul otsustab kohus, milliseid tehinguid võib alaealine teha iseseisvalt. Kohus siis võttis kõigi seisukohad arvesse, kuulas üle ka Henri enda, et paremini aru saada, mis toimub ja otsustas, et siin on hoopis vaja eri eestkostjana kedagi neutraalset kolmandat isikut ja selleks määrati Saku vallavalitsus Henri tegeliku elukoha järgi. Kuigi nii Saku vallavalitsus kui ka Henri ise pakkusid välja, et varahooldust võikski siis Tõnis teostada. Lihtsalt lükkame selle ema seal kõrvale, las Tõnis rahus toimetab. Aga sellega kohus nõus ei olnud ja kohus märkis muuhulgas märkis avaldaja ehk Henri ärakuulamisel, et kui kohus tema teovõimet laiendaks, usaldaks ta oma asjade ajamise suures ulatuses ikkagi isale, kuna usaldab teda palju ning on veendunud, et isa ei kuritarvitaks seda. Kohus leiab, et sellisel juhul teostaks üks vanem faktiliselt varahooldusõigust, mis ei ole oma olemuselt alaealise teovõime laiendamise eesmärk. Ehk kohus nägi läbi sellest plaanist teovõime laiendamine tegelikult oleks viinud selleni, et Henri varade üle ei viib täielikult kontrolli Tõnis. Nii nagu ta oli saanud seda Kellyga südamerahus teha, kuniks ta ei saanud seda enam teha. Ja paraku näitab see, kuidas Tõnis Kelly varadega ümber käis, et Henril ei olnud küll põhjust usaldada, et isa tema usaldust ei kuritarvitaks. Ma väga loodan, et Henril oli õigus, ma väga loodan, et Tõnis ei ole seda teinud, ma väga loodan, et Henril on piisavalt vara enda nimel ja et kõik kokkulepped seal on ausad ja selged ja ei mingit ärakasutamist. Muidugi fakt, et Henri pandi just selle MTÜ juhatusse,
kus MTÜ on juba kohtu all, aga mitte sinna MTÜ-sse, kus ta enda rahad laekuvad, siis mul säilivad omad kahtlused, aga need on puhtalt minu kahtlused sisetunde pinnalt. Mul ei ole ühtegi tõendit selle kohta, mis puudutaks Henri varakasutust täna. Ma loodan, et seal on kõik korras, ma loodan, et tal on kõik hästi. Ma loodan, et tal on piisavalt vara enda nimel, et ta ei oleks isast majanduslikult sõltuv. Ja ma siiralt loodan, et tal on piisavalt vara enda nimel, et ta ka pärast karjääri lõppu saaks mõnusalt ära elatud. Mida iganes see tähendab, et ei jääks hätta, saate mu pointist aru. Nüüd me oleme jõudnud selle väga pika jutu avaliku osa lõppu. Juurasõpradega räägime edasi sellest 2020 aasta seltsinguhagist, kuigi ma tunnen, et ma rääkisin nii palju sellest juba teile siin avalikus osas ära, aga seal on nii palju enamat. See on täitsa haige lugu. Teistel aga veel nii palju, et pange tähele, kuidas Tõnis Sildaru eelmisele videole reageeris. Või noh, tähendab, me ju ei tea, kuidas ta tegelikult reageeris. Aga temale kuuluval Facebooki lehel nimetati minu YouTube'i videosid tellimustöödeks. Seda need ei ole. See on laim. Minu kanali rahastus tuleb tasulistest liikmetest, kelleks on need inimesed, kes siis video kinnist poolt vaatavad. Aitäh kõigile neile. Keegi mingit tellimustööd siit kanalilt tellida ei saa. Ja teiseks, kui Delfi siis küsis Tõnis Sildaru arvamust sellest olukorrast, ega ma ei tea täpselt, kuidas nad oma küsimuse sõnastasid, siis noh, minu arvates on väga põhjapanev see, kuidas Tõnis vastas. Esiteks, et Kelly oli kade, ehk jätkuvalt ta mängib seda mängu, et õde versus vend versus õde. Noh, jätkuvalt sama liin. Ta mängib lapsi teineteise vastu. Oi, Kelly oli lihtsalt kade Henri peale ja sellepärast ma sõimasin teda. Sellepärast ma elasin tal seljas, et miks sul ikka nii vähe Insta jälgijaid on ja sellepärast ma peedistasin teda, et miks ta valgeid sokke kannab ja kõike seda tegin ainult sellepärast, et Kelly oli nii kade venna peale. Valetasin ka lapsele lepingute kohta, valetasin maja omaenda üleandmise kohta, kõigi kohta valetasin ja ropendasin, näitasin keskmist näppu, sest Kelly oli nii kade Henri peale. Ja teine asi, et noh, salaja salvestatud. Inimesed, kuidas sa vaimset vägivalda tõestad? Kuidas sa tõestad? Ega teisiti ei tõestagi. Ja seda see lugu näitab. Ja et kui keegi teiega niimoodi käitub, nagu Tõnis käitus Kelliga, siis tulebki salvestada vestlusi enda õiguste kaitseks. Teisiti ei saagi. Ma olen isegi elu jooksul ühe vestluse salvestanud teades, et see, kellega ma räägin, eitab pärast kõike. Selle kohta on ka olemas selline tore asi, mida nimetatakse nartsissisti palveks. Esitatuna siis sellises vabakäelises otsetõlkes. Seda ei juhtunud. Ja kui see juhtus, siis see polnud nii hull. Ja kui see oli nii hull, siis see pole nii suur asi. Ja kui see on nii suur asi, siis see pole minu süü. Ja kui see oli minu süü, siis ma ei mõelnud seda nii. Ja kui ma mõtlesin seda nii, siis olid selle ära teeninud. Ükski laps pole seda paska ära teeninud, mis sellest loost meile otsa vaatas. Hoidke ennast, hoidke oma lapsi ja ärge olge tõprad. Proovime mitte tõprad olla. Aitäh kuulamast, järgmise korrani, edasi räägime juurasõpradega.